kui me just 6 aega tagasi Rokas kohtusime, millal me enne seda nägime? No mingi aasta pluss tagasi või mingi pikk rohkem. Viimane kord enne seda oli siis, kui me käisime Pirital jalutamas. Nice. Ja see oli enne, kui seal need asjad, see ehitused värgid tehtud said. Et reidi tegelikult polnud veel või? Just. Oled sa käinud seal või? Sõitsin korra mööda. Päris tuus on ju? Impressive. Ja seal on ülituus vankrit lükata ja sama elutada ka. Eriti võib Rosalkani, sest sealt läheb nagu shit veits edasi, aga sinnamaani või südalinnani välja on eriti tuus. Väga tuus. Mingi pehme, kestab mingi sörkides, mingi pehme süke jooksu mingi värk seal ka täitsa. Jaa. Aga millega sa muidu toimetad siis praegu? Mis sa tean, et see äpivärk, mis sa rääksid, see ei pruugi olla süke, mis sa tahad avaldada või kuidas sul on sellega? Tegelikult võiks nagu veidi sest rääkida, jah küll. No sest, et igatepidi ma arvan, et nagu varem või hiljem sa küsid mult, et millega ma tegelen ja mul ühtegi muud nagu normaalset vastast pole anda. Vastasel juhul mul lihtsalt hakkab nagu häbi kõik asjad, kõik muu, millega ma nagu tegelen, nagu see need ei ole nagu pikas perspektiivis olulised, et need kaovad ära nagu üsna pea. Okay. Et Muide sõidab ka Uberit, Uberit võib-olla seda, aga muide sõidab näiteks Uberit vahepeal, see on päris tuus. Igas süüksed asjad, see on tegelikult jumala tuus, eriti USAs näiteks on süüke nagu keegi häbene teha tööd, kui ka mingi läheb teeme midagi tööd, inimesed lähevad mingi, võtavad lumelabided ja lähevad mingi roogivad, siis ma pole ise kunagi nagu 9-5 töötanud näiteks kellegi jaoks või nii, mis on ühelt poolt miinus ka. Mul oli seda kogemust, aga teha nagu mingi whatever gig on jumal tuus. Näiteks, kas ma mäletan õigesti, siis sul on täpselt olnud ka niimoodi, et nagu teed mingit asja, mingi perioodi, saad mingi nutsu kokku, et olla siis Aasias pikemalt, No siiani on paraku nii läinud, jah. Aga ma arvan, et viimased umbes 2 aastat võib-olla natuke peale mulle nagu ei meeldi see eluviis enam. Ja sealt nagu ümber lülitada, kui sa nagu muud moodi ei ole osanud või ei ole lihtsalt teinud, sellest ümber lülitada, et ei tundugi nii lihtne olevat. Viimased 6, 7, 8, ma ei tea, isegi võib-olla kuni 10 aastat olen ma tegelikult niimoodi teinud, et ma olen Eestis mingi aja, ma tean, et see on ajutine, ma üritan nii palju raha teenida kui võimalik, kuigi enamus ajast sellest tegelikult pool ajast ma olen võib-olla välismaal olnud, sest nagu Eesti tulla selle plaaniga, et raha kokku ajada ei ole nagu mõistlik. Aga jah, selline hüplik eluviis, et pool aastat siin, pool aastat seal ja nagu ilma nagu ette võib-olla fikseerimata mingid ajaperioode, vaid et lihtsalt, et lähen, olen nii kaua kui 3 punkti. Kui kaua nagu papi on? Jah, nii kaua kuni pappi on või siis Aasias mul on tihti olnud selline asi ka, et häbi tunnistada, aga see mingist hetkest selle palavusega ma ei saa nagu hästi läbi, et ma ei taha nagu seal mingi hetk enam rohkem olla, et lihtsalt liiga ühekülgne. Et üks aasta oli selline naljaks moment, et ma alguses ma Airconiga majas ei elanud, sest et oli nagu rohkem natural nagu ilma. Ja siis mingi hetk, kui tuli aprill või märts äkki, et kuidagi nagu bioloogiline kell nagu andis seest märku, et peaks külm olema. Ja siis ma võtsin Airconiga maja, ma istusin enamus ajast toas, Aircon oli põhjas selleks, et ma saaksin enda kohvri põhjast võtta teksad välja ja panna jalga. Ja et ma saaks võtta mingi jaki või pusa ja nagu riideid kanda. Et need olid mingi 2 aastat, olid nagu, tulin nagu enne talveriided läksid kotti, mingi tagi või jope ja püksid ja siis märtsis nad tulid sealt välja, et miski sees ütles, et kaua võib, et tahaks külma. Ja
ja see on nii, läks praegu meenu, kui see mingi Aasiasse minek oli, siis mingid Tallinna lennujaamas on mingi siuke nagu Aasia lennule mingid tüübid, kes mingi on soojalt pannud riidesse, aga võimalikult minimaalselt, et äkki läheb seda mingid whatever jakikest nagu vaja ka seal rolleri peal näiteks on ja, aga pole nagu mõtet sulejopega minna, sest ruumi palju ja mis on siin nagu taksost lennujaama või autost otse lennujaama ikka lähen mingisuguse šubaga on ju. Aga ja kas kõige nagu parem lahendus siis äkki ei ole pika perioodi vältel, võib-olla tõesti, kui sa hakkad märtsis nagu unistama talvest või mis iganes, aga enamus aeg seal olles lihtsalt fänn. Öösel näiteks fänn puhub voodi suunas või midagi ja midagi sükest. See on palju mõistlikum, jah. Sest ma ka nagu mingi AC-d olnud nagu viimased aastad, aga enamasti nagu pigem ei tahaks väga kasutada. Kuidagi väga kuivaks läheb on ja nagu jah, samas on tore süke, katsud nahka, siis on süke kuiv ja nagu sile, lõpeb see värk ära, siis on kohe süke kerge nagu higine. Taisist on nii nagu kuiv, on ju, päevalik, üldiselt kui sa võrdad paaliga ka, on ju, et ikkagi väga-väga kuiv. Jah, seal aasta aegadega nagu vahetub ka see õhuniiskus, et mingid perioodid on kuivamad ja mingid perioodid on niiskemad. Mis see niiskem on? No niiskem ongi siis, kui sügis kuni siis mingi veebruarini äkki ja edasi läheb väga kuivaks. Right, yeah. Edasi tuleb nagu Eesti suvi on hästi kuiv, et õhk on kogu aeg kuiv. Siis Tais on täpselt samasugune ilm, aga lihtsalt kõvasti kuumem. Yeah. Et mul on tihti olnud niimoodi, et kui ma tulen kuskilt Aasiast Eestisse suveks, siis Eesti õhuniiskus on nii palju kuivem, et mul tuleb nagu nahk maha, et hakkab nagu ketendama, et läheb täiesti valgeks. Et on olnud jah paar korda. Ja mingi 49 vahest on mingi märts on umbes ja siis on Tais keskpäeval mingi 49 kraadi umbes nagu mingi päikse käes. Märtsist läheb jah nagu juba veidi nagu ebameeldivaks. Jah. Vahest. Aga Balil oled ka käinud või? Kunagi väga ammu, üks väga crazy siuke asi, jah. Ma isegi vist mäletan, mis see oli. See, mitte et ma lähen detailidesse, aga kui ma õigesti mäletan, sa võid mind parandada, kui ma eksin, seal olid rollerid mängus ja siis olid sõit sellega. Ja seda praegu ei puuduta või? Võib puudutada. Rollerid on selline huvitav teema, et ma enne saadet ma mõtlesin, et huvitav, kas Ian küsib mult midagi autode kohta ka, et ma ei tea mitte sittegi sellest, et veits nagu häbi, et mis ma talle nagu vastan. Ja ma olen jah natuke viimasel ajal olnud rohkem rollerimees ja mu vanad sõbrad alati naeravad, kui kuskilt tuleb mingi rolleri jutt tuleb esile. Sest mu esimene kogemus oli selline, et kooli juures sõber andis, ma küsisin proovida, et tal oli selline Kümko mingine hästi kerge masin ja ma olin enne ainult Aeroxiga sõitnud, mis oli suur ja raske. Ja siis ta andis mulle selle Kümko. Ma andsin natukene gaasi, aga see pide liikus nii kergelt, et roller pani alt minema. Ma jäin kinni hoidma ja selleks, et nagu lenksust kinni hoida, siis ta tõmbas ise gaasi põhja ja siis niimoodi, et umbes nagu kõhuga nagu sadula peal sõitsin ma siis nagu kooli seina poole. Mingi hetk ma libisesin sealt maha, roller pani vastu kooli seina ja siis kuna mul olid käed niimoodi ees, siis ma maandusin nagu näo ja rinnaga nagu asfaldisse. Olin nagu veits nagu katki ka. Ja siis sellest ajast saati nagu nälja tehtud alati, kui ma hakkan mingit rolleri juttu rääkima. Aga, ja ma ütlekski, et see oligi nagu mu viimane kogemus enne siis, kui me sinna Balile jõudsime. Ja Balil jah, läks nagu väga kiirelt, läks väga kreisiks, et kahekesi sõbraga läksime sinna 9 nädalaks ainult. Ja oligi niimoodi, et me saime nagu Aussis kokku, et tema oli nagu hiljuti tulnud ja mina olin nagu juba Eestisse minemas ja mõtlesime, et teeme nagu ühe reisi koos. Et ja sõbra Enosega. Ja läksime Balile. Midagi väga ei teadnud, me olime vist mingi 19 äkki. Et kuidagi läks viltu algusest saati. Tenpasaaris saite kokku või? Me olime seal kuskil
me saime Aussis kokku ja lendasime koos Darwinist. Ja kohe Kuta Beachi umbes sinna samma mingi koht ja esimesel päeval oli niimoodi, et võtsime kõik rollerid ja olid suured plaanid, et sõidame saarele tiiru peale ja siis me juba teame nagu veidi ja siis hakkame nagu valima, mida me teeme. Ja rentsime rollerid ja panime hästi kokku. Ja ma panin siis püksid jalga, et meil ei olnud taskuid. Siis ma panin endale raha nagu soki sisse. Tegelikult ma ei teadnud üldse, mis seal toimub. Me ei olnud nagu lugenud mingeid asju, et ma veidi nagu Aussis nagu telekast nägin, et kindlasti ei tasu kanepi ja mingite muude asjadega seal nagu mingit tegemist teha. Et võib väga halvasti minna. Ja mul olid taskutega püksid, panin raha soki sisse. Ja sõitsime sõbraga linnast välja ja seal liiklus on nagu on, eks ju, kõik. Igaüks enda eest. Päris crazy liiklus, jah. Reeglid väga ei ole. Reeglid ei ole. Minu jaoks oli see esmakordne kogemus, et kõik nagu tulevad ja lähevad. Ja sõitsime linnast välja ja järsku mingi politsei viipab seal ja tõmbab meid tee äärde ja küsis lube. No ei ole lube, eks ju, nii edasi. Ja siis ütleb, et siis on suur probleem, et siis lähme jaaskonda ja sõbral oli kaamera kaasas, et tahtis vist igaks üks filmida, et kas on nagu okei. Ma täpselt ei mäleta. Aga igatahes, et küsis raha, ütles, et okei, et olete eksinud, et makske, andke enda raha siia. Ja siis mina tõmbisin taskut, mul ei olnud taskuid. See Eno võttis nagu enda taskust enda raha andis selle ja siis politsei vaatab nagu sellega ei saa nagu kuidagi nagu. Et küsis dokumenti, võttis sõbralt passi ära, vaatas, tagasi andnud. Ja siis küsis rohkem raha, ütles, et enne passi tagasi saada, olete jaaskonda. Ja siis Inglis keeles räägib suht nimed arusaadavalt, et no money, no passport või? No jah, et siuke nagu vigane ja siuke suhtlus. Okay. Et, aga pilt oli selge, et see tüüpi lase meid ära enne, kui me talle papime kinni või? Jah, okay. Ja passi ei olnud nõus tagasi andma. Ja siis ta tahtis mingit kaamerat saada. Ja siis sõber läks nagu päris vihaseks, et seda ma küll nagu ei anna. Nagu anda talle? Ta tahtis kaamerat saada altkäemaksuks, et passi tagasi annaks. Et me näitasime, et meil rohkem raha ei ole, siis ta rohkem nagu väljut ei näinud, seal passiga pole, või tegelikult on nagu teha, aga ikkagi keegi tuleks passi otsima. Aga kaameraga saaks nagu kohe uttu tõmmata. Sõber siis seda ei andnud ja tõesti, et siis kui algust oli päris karm ja sõber läks korra nagu vihaseks, et anna mu nagu passi, et sul ei ole õigust seda teha. Ja siis tõmbas nagu, relv oli siin vöö peal ja näitas kohe selle peale, nagu andis meile mõista, et kes on nagu boss. Yeah. Et seal ei olnud nagu mingit võimalust, nagu mingit õigust nõuda. Ja siis kuidagi jah, tegime nagu haledad näod, et lihtsalt näitasime, et meil ei ole rohkem raha. Ja siis lasi meid ära. Ja sõitsime edasi mingi paarsada meetrit ja mul läks rehv puruks või mingi selline värk oli. Ei, see oli hiljem. Siis oli teises kohas. Sõitsime paarsada meetrit edasi ja jäime korraks seisma. Ja paarsada meetrit hiljem nagu juhtus suht sama asi. Ja siis mingi hetk sõber oli ees, mina olin taga, mina nägin, et teda nagu tõmmati maha politsei poolt. Tema nägi selja tagant, et mind, et kahelt poolt olid nagu politseid. Ja siis nagu viipasime üksteisele ja lihtsalt panime minema. Aga minu eelnev nagu sõidukogemus oli see vastu kooli sõitmine, et muidu see oli mul nagu esimene päev rolleriga sõita. Ja ega talvist ka nagu paremini ei läinud. Et ma ei usu, et nagu väga mingi rollerimees oli. Ja siis panime minema. Ja mingi hetk siis, adrenaliin oli täiesti põhjas, et nagu noored kuskil nagu reguleerimata kohas, nagu mingit nagu sidet ei ole, mingi tõudusjutte olime ka nagu Aussis nagu kuulnud, et mis nagu võib seal juhtuda. Ja just kogenud ka. Ja just kogenud ka, et me teadsimegi, et kuna meil nagu raha enam ei ole, siis siin nagu ei ole nagu mingit šanssi enam. Et nagu üleüldse nagu me ei saa nagu aru, mis toimub selles kohas. Et nagu kuidas see nagu võimalik on. Ja me lihtsalt andsime gaasi, sõitsime minema ja siis ma mingi hetk sain aru, et nagu mul pole aimu ka, kuhu ma sõidan. Ma nagu ei oska väga sõita, liiklus on täiesti kaootiline. Et nagu see on nagu olukord väga halb.
ja tuli välk mõte, et lihtsalt kuskile korra gaasi anda ja kuskile hoovi ära panna. Ja sõber sõits minust eespool ja me ei saanud nagu kommunikeerida, et seal ei olnud võimalik. Sa sõitsid nii kiiresti kui suutsid ja adrekas oli nii põhjas. Ja ma sain aru, et ma ei saa midagi teha nagu. Ja siis ma tõmbasin hoovi, parkisin rolleri ära, jooksin minema rolleri juurest, et mina seda enam ei puutu, ma ei isegi tea, kuhu ma lähen, sest me ei teadnud, kus pool hotell on. Ja kõndisin tänava juurde vastu ja ma nägin, et neli menti nagu sõitsid mööda ja raadiosaadetega rääkisid. Ja adreks oli nagu nii põhjas, et nagu mis asja, et hirm oli, räme hirm oli. Ja teine asi, ma olin nagu suhteliselt kindel, et nad saavad ikkagi nagu sõbra kätte. Nee. Ja mõtlesin, et what the heck, et kust ma teda otsima pean nüüd minema. Et see oli nagu hästi palju oli seda kõike, et hästi palju oli. Millal sa järgmisena oma sõpra nägid siis? Ma nägin teda õnneks paari minuti pärast. Ma ei saa aru, mismoodi, aga ta oli põhimõtteliselt täpselt samal hetkel mõelnud täpselt sama asja ja pärast seda, kui mina keerasin ühele poole, keeras tema teisele poole teed järgmisesse sissesõitu. Ja ma ei osanud kuskil minna, ma tulin sinna tänava peale, kus need politseid olid ja nad sõitsid mingi hetk veel nagu, sõitsid mööda, et sõber ütles, et tema nägi 6 politseid kokku, et meie järel, kui ta üle õla vaatas. Et päris karm ja ei tea nagu mille alusel. Ma ei saa aru, mis nagu toimub, et see on nagu mingi taksomafia, et siit saab. Ja seal on kindlasti, mul on selles mõttes vist hästi läinud meile kunagi peedistatud politsei poolt. Ma ei tea, et oleks paalil kunagi politsei mind kinni pidanud. Kui oleks, siis oleks tõenäoliselt ikka pidanud maksma ja nii nagu ma olen, ma muud juttu ei ole kuulnud, et keegi lihtsalt, et okei, võid minna. See võib olla juhtuda siis, kui sa näitad talle ette kõik oma juhiload, rahvusvahelisi juhiloaga, mis on isegi mul tavaliselt nagu tehtud olnud tavaliselt, mul on see kaasas ja mingi rolleris kogu aeg on ju. Aga kiiver ja kõik nimed on ju, et ja Tais on nagu seda harva on ju, aga minu meelest mingi paar aastat tagasi olin viimati, seda nagu oli rohkem hakanud olema, eriti mingisuguse mitte paantai peal, aga anyways, mingisuguse pikema tee peal, mis läheb see Tonksalast nagu sealt koolist mööda, hästi pikk sirge, mis läheb KRA poole. Anyways on see hästi pikk sirge, et seal on nagu menti olnud päris palju niisugust tõket on ju, et tšekid vist kiivrid on ju, see on suht mingi, mis nad ikka mõtled välja, pappi on vaja on ju perele, keegi kiivriga ei sõida, tegelikult peaks, kiivri eest küsid mingit trahvina. Seal niimoodi, et selle suure tee ääres ongi politsei jaaskond ja siis tavaliselt seal Kopangan Conscious Communities on kirjas, et suure tee ääres politsei kogub annetusi, et ärge ilma kiivrita pinge. Just. Ja see ongi nii naljakas, et nagu kuskil mujal nagu päris nii ei ole, et politsei lihtsalt istub enda nagu jaoskonna ette maha ja paneb tee kinni ja siis nii kaua kuni ämber täis saab, eks ju, et nii kaua nad seal on. Aga kuskil mujal nad nagu ei viitsi minna. Välja arvatud, kui on mingi harva, väga harva, kui mingi pidude, mingi reide värk on. Ja, ma isegi praegu meenub sama tee ääres on jaaskond, sest 2013 või 14, mis see võis olla, kui mul see seljakott koos kogu tralliga ära varastati, siis ma läksin ka sinna samasse kohta. Ja ütleme nii, et see oli siuke primitiivne hoone. Pastakas oli ja väike paberirull. Palju ruumi oli ka sees. Ja. Aga anyways, ma ei tea, mis sa põhimõtteliselt näiteks, kui ütleme, ma läheks täna Taisse, kas sa soovitaks mul hakata seal ka, muidugi soovitad kiivrit hoida, no shit on ja, aga et selles kohustuslikus mõttes, kas seal on hakanud rohkem kiivrit pähe tekkima inimestele või? Mujal kindlasti on, jah. Ja, aga kas mõtlesid, et Taid nagu saart? Ei, Kopanganil. Sama nagu ikka või? Tähendab, see oleneb nagu, mis su enda nagu loogika ütleb sulle, et kas sa peaksid kandma või mitte. Et selle politsei pärast nagu ei ole mõtet, et kui sa nagu oled nagu, mul on vahest niimoodi, et
kui ma olen pikalt Eestis olnud, siis ma tahan seda tunnet, et ma olen pallijäälu rolleri peal, mingid püksid on jalas, aga rohkem nagu riideesemeid ei ole. Ja siis ma sõidan selle jaheda või kergelt niiske tuule käes ja ma lihtsalt tahan seda tunnet nagu nii hullult uuesti kogeda, et ma nagu ei ole nagu nõus seda kompenseerima siis selle 500 ahtise trahvi pärast, mis siis on 15 eurot. 500 oli, annad koha peal ära seda edasi või? Nad viivad su jaoskonda ka, et sa pead midagi alla kirjutama. Päris tasku vist ei lähe. Okei, no jaa. No, seal on aega õnneks enamasti. Siis võib minna. Ja, aga Phuketis on palju hullem, et seal on ikka nagu paljud kohad täis ja seal nagu ilma kiivrit üldse ei tasu sõita. No ja ei, selles mõttes, kui Balil saab sõidetud kiivriga, on ja mis seal siis Tais tegelikult oleks, on ja mu soeng läheb sassi. No, läheb siis sassi. Kaif on sõita ilma, midagi teha, no. Kaif on sõita ilma, jah. Mõnus. No ja, aga mis sind pani muidu üldse Kopangani nagu armuma? Sa oled peamiselt käinud seal, kui sa oled Aasiasse läinud, on ju? Jah, ma olen peamiselt olnud seal ja siis elanud ka ikkagi suhteliselt väikese ala piires. Et mingi hetk ma võib-olla Tongsalaa, kuhu on sealt mingi 7 kiltsa äkki või ma ei käinud seal nagu paar kuud. Et olin käinud seal Sritanus paari ruutkilomeetrise nagu raadiuse sees. Võib-olla veits rohkem, korra mingi sauna kuskil või. Mis pani armuma? See oli nii teistsugune, kui ma sinna kunagi maandusin. Et ma läksin sinna siis selle Agama jooga kooli pärast, läksin sinna õppima ja ma leidsin nagu, et seal nagu koha peal too hetk oli kõik olemas, et oli nagu see community olemas, olid õpetused, ehk siis oli nagu põhjus, miks seal olla, miks mitte nagu mujal olla. Ja oli nagu see nagu hea tunne, et seal oli lihtsalt hea olla. Et, ja toit. Kõik lähedal olemas, jah? Ja. Ja aigus jah, sa tegid ju neid Agama leveleid on ju, päris usinasti. Aga Agamast üldse, ma isegi tuli midagi mõttesse sellest nagu rääkides. Ma ei tean sellest palju, ma lihtsalt, ma ei tea, vist huvist olin võib-olla lihtsalt selles mingis grupis ka sees, et nagu kuulata ühe poole juttu, sest et alati on pooli nagu mitu on ja, aga kui jutu tuleb Agamas, siis kuidas sa seda olukorda nagu näed, kuidas see, ma ei tiiks öelda, et lõppes või siis nagu, kuidas neil läks selle, ma ei tea, kas on õige või vale nagu vägistussüüdistustega või kuidagi niimoodi. Kuidas sa seda olukorda näed? Ma ei tea, kuidas see lõppes. Et ma olin ise selleks ajaks võib-olla nagu umbes aasta aega olin nagu mitte nagu väga seotud enam selle kooliga. Mulle tundub veidi, et jah, et nagu ma ei tea neid nagu mõlemat poolt, et ma olen kuulnud neid nagu asju ja mida rohkem ma nagu kuskilt nagu mingit muud nagu allikat kuulen, seda rohkem ma nagu hakkan kahtlema selle loo enda nagu tõsiduses. Et kindlasti seal oli midagi, nagu sellised nii suured asjad nagu ei juhtu nagu ilma põhjuseta, et kindlasti seal keegi oli nagu süüdi, nagu to what degree, ma ei tea nagu, et ma nagu ei ole tahtnud enda elu nagu selle peale kulutada, et mingite nagu kellegi nagu teiste asjadega tegeleda. Ja enne kui see nagu juhtus, ma olin mingi aeg nagu olin ise sees tundnud, et okei, et ma tahan nüüd, ma nagu igatsen midagi teistsugust, nagu midagi muud ja selles mõttes mul nagu üks aasta oli nagu päris keeruline seal, et ma olin alati ma olin läinud sinna saarele siis selle kooli ja joogaõpingute pärast ja siis järsku ma tunnen, et see nagu ei fulfilli mind ja ma hakkasin nagu ära tahtma ja siis selle sama aasta lõpus ma jõudsingi Indiasse ja kus ma olin siis ühes ashramis 2 kuud ja see nagu the shit went down nagu põhimõtteliselt nagu samal ajal. Aga minu jaoks oli nagu selge, et okei, mul üks etapp sai läbi, mingi muu etapp algas, et minu jaoks see on nagu minevik. Ja ma kunagi nagu ei topinud enda nina nagu sellesse väga.
mind lihtsalt ei huvitanud, see on nii palju nagu osapooli, et seal nagu hakata, igasugune tõde on seal nagu subjektiivne. Et sa lihtsalt lõpuks valid kellegi poole. Aga sa valid ikkagi ühe poole lihtsalt, ühe arvamuse. No, võt jah, ei tea, ei ole ju... Ma tõenäoliselt teadsin ja olin suhelnud erinevate inimestega, keda isegi süüdistati ka enam. Ja selles koolis on nagu päris palju nagu inimesi olnud ka tööl, keda ma nagu sõpradeks pidanud ja tõenäoliselt endiselt peame nagu suhelnud on ju päris palju sukse rahvusvahelise kontingendiga nagu sealt päris ammu juba. Sest enamasti on kokkupuudet siis, kui oled seal Aasias on ja siis umbes seal treffadki on ju. Vahest on muidugi Euroopas ka nagu liikumist on ju, et kohtud Aasias, hiljem juba kohtud Euroopas on ju, et sükest külastamist värki on ka olnud, aga lihtsalt, et need aga ma nagu ma ei tea, esimesest päevast peale ma ei kuidagi tõmmanud nagu, et ma läheks sinna nagu midagi, ma nagu ühes mitte kordagi käinud seal näiteks mingi üheski tunnis või midagi. Ma olen vist ainuke kord, kui ma käin seal mõnes šaalas, ehk siis nagu seal hallis, on väelaulude jaoks vist paaril korral ja võib-olla mingisugune mingi täiskuu, mis iganes või jumal teab mis mingi asja tähistamise sündmus veel lihtsalt läbi käin niimoodi ja söömas palju. See on tore süüa, aga lihtsalt väga nagu koledaks läks see asi ja päris kiiresti ja inimesed põgenesid riigist ja ma ei kööta ette, mis sellest ümber tehti. Kõik need, kes olid oma filiaale teinud Taist väljaspool nagu Agama nagu haruna muutsid oma nimesid ja mingi värki. Ja neil see oligi, et nagu kõik, kes olid seotud sellega, näiteks oli üks tüüp Austrias, kes siis põhimõtteliselt ta kunagi tuli sinna, ta tegi mingi teacher training kurssi, läks tagasi Austriasse ja tegi enda joogakooli. Ja siis mingi 2 aastat hiljem sai ta mingi pasarahe kaela, sellepärast, et ta oli filiaal, kuigi nagu mitte mingit pistmist ja selliseid nagu juhtumeid oli nagu palju, et nagu karistati nagu selles mõttes välimatult ka, et inimesi, kes nagu ei olnud nagu kokkupuuteski, nemad tulid lihtsalt, tegid enda selle õppe ära, andsid edasi seda jooga osa, midagi muud nad ei teinud ja siis lõpuks olid nagu nende seinad täis soditud mingite põhjuste pärast, eks ju. Right. Ühelt poolt süke asi, kui ma vaatan kõrgemalt seda sama olukorda, kuidas inimene käitub sellises olukorras, et mis paneb näiteks kellegi seinu sodima, kes otseselt ei olegi võib-olla süüdi see mitte milleski, näiteks. Kui ma vaatan seda kõrgemalt, et siis ühelt poolt on nagu jah, ei ole see nagu hea, kui sa nagu inimene näiteks ei uuri enne detailselt mingi olukorra kohta, vaid hakkab seostama midagi, on ju. Et umbes, et need on kõik siin tuttavad ja ju siis nad on ka kõik mingisugused räpased tegelased näiteks. Siis lihtsalt teise külje pealt on nagu see süke nagu paratamatu asi, et ma hiljuti olen kuidagi nagu poliitika prisma läbi seda asja vaadanud ka, seoses COVIDiga basically, et kõik need, kes on varem mingi sitaga hakkama saanud, mingi poliitik näiteks, jääb näiteks vahele, ma viitsin nimesid nimetada, neid näiteid on väga palju, ka Eestis on, sest see käib meedias meil läbi. Mingi poliitik saab sitaga hakkama, võttis mingilt, näiteks mingit arendajalt mingi korraliku papi, tähendab, et saada mingisugust ala endale ja jääb vahele, saab mingi tingimisi, näiteks on. Kõik sellised sündmused, kus nagu õkvendatakse sükest nagu ühesõnaga autoriteetset positsiooni nagu nõrgestatakse, on. Et poliitika on mingi värk, on, tüüp nagu teeb selle omad mingit värki ja majandab oma värki ja selgub, et pani ilgelt ebaeetiliselt, siis hiljem, aastad hiljem, üldse pole seotud case, tuleb näiteks mingisugune pandeemia meile, on. Selliste eelnevate sündmuste ja nagu sita keeramiste ja vahelejäämiste tõttu on massidel meeletult vähem usaldust autoriteetide nagu suunas. Ehk et ühelt poolt on nagu arusaadavane, kas või see Agama näide. Põhikoolis Tais on mingi hull bullshit,
kõik, kes on seotud sellega mingitki pidi, mis iganes pidi, natuke mingit väikest pidi. Inimestel on kohe küsimärk, aga kuule, kas see on see vend ju, on ju? Ehk siis nii huvitav näha, kuivõrd seotud see on nagu, sa tegelikult ei pruugi olla mingit, sa võib 2 aastat ei olegi näinud neid tai-tüüpe näiteks, on ju. Niivõrd tugevasti seotud on, ehk siis põhimõtteliselt näiteks ütleme, et ma mingi trummar, mängin mingis loos ja mingi täiesti random näide, olen trummar, mängin oma bändiga laval, keegi lava ees kisab mingit lolli asja, ma viskan teda nagu tahtlikult pulgaga, ta saab kuradi vastu molli sellest, on ju, see jääb pildile, mis iganes. Edaspidi vaadatakse, et trummarid on siuksed, et kuradi agressiivsed vennad veits, on ju. Mingi kuradi alatoon näiteks jääb, on ju. Näiteks, on ju. Ehk et see, kuidas nagu me käitume, on ju, nagu mõjutab nagu seda mingit kogu valdkonda, võib mõjutada nii tugevasti nagu, et ja ma hakkasin seda koroona nagu võtmes vaatama, et mingid poliitikud räägivad kõik mingit oma juttu, on ju, ja mul on automaatselt umbes mingi, okei, jutu viitav, aga ma ei tea, mingi aastaid on kogu aeg mingid paskadult suust välja ja mingid tegusvärk, et miks ma peaks mõtlema, et see on tõsine olukord, et nüüd te räägite mingit, miks seda autoriteetsust kogu aeg nagu vähendatakse, on ju, ja just teiste inimeste poolt. Keegi saab sitaga hakkama, see plekk jääb nagu sellele valdkonnale on veits, süke tunne. Ühelt poolt nagu arusaadav, samas nagu kui võib-olla detailidesse laskuda, siis on umbes see, et nagu, et okei, et võib-olla see tüüp ei ole seda plekki väärt, et ta ongi täitsa teine värn, siis nüüd täiesti teine olukord oli siin, aga üllatavalt seotud. Nojah, siin on 2 poolt, et üks on see, et inimesed nagu, see nagu nõuab nagu väga palju nagu endalt nagu ressurssi, et arvestada kõikide asjadega, et siis anda nagu võimalikult objektiivne hinnang. Et keegi viitsi seda teha, et me kogume mingi osa datat ja nii kui me näeme, et me saame siin ära otsustada, siis nii me otsustame ära, paneme see sildi külge, mida kauem me seda sama hinnasilti kasutada saame, seda vähem me peame ise ressurssi raiskama, et siis nagu uuesti nagu hinnata seda sama nagu asja, eks ju. Et nagu, see on selline nagu kokkuhoiu nagu mehhanism meil, me teeme seda absoluutselt kõigega. Et et siis ongi, et selle vastand on, eks ju, kohalolu. Et täpselt samamoodi me sildistame enda sööki. Nii ma tean, mulle meeldib see, et see on nagu, see toit sellel skaalal on nagu nii hea ja nüüd ma lähengi nagu sinna nagu sisse. Mul see silt on ammu küljes ja ma ei mõtlegi, et see võiks täna näiteks parem või halvem olla. Ja teine nagu pool on see, et kõik, mida me teeme, et see selles mõttes ikkagi jätab mingi energeetilise jälje. Et vahet ei ole, kus näiteks mina olen eksinud, et võib-olla too hetk ma ei maksnud selle eksimuse eest. Et therefore, et ma maksan selle kunagi hiljem tagasi kuskil mujal, kus ma tegelikult ei olnud süüdi. Aga siis ma saan nagu ise nagu läbi karma siis kogeda seda, et mis tähendab kannatada, kui see ei ole süüdi. Et see lihtsalt toimub nagu niimoodi nagu mitte nii lineaarselt, et me saaks nagu alati nagu cause and effect'i määratleda. Ja. Enamasti näivad müstilised viisid on, aga võib vahest täitsa meelde tulla, et okei, see juhtus praegu selle pärast, mis oli kunagi ammu midagi juhtus, on ju. Aga kuidas see üldse pandeemia aasta sind on nagu kohelnud? Mitte väga hästi, tegelikult. Või päris palju on häid asju nagu sündinud sellest. Aga nagu enda eraelu on nagu kõvasti kannatanud selle tõttu. Et mu elukaaslane jäi Taisse. Nii, mu elukaaslane jäi Taisse ja märtsis ma tulin sealt ära. Sõitsin tööle Hollandisse, enne seda tulin Eestist läbi. Ja nagu see oli see hetk, kus ma nagu, kus nagu, koroona, come on, et nagu jälle mingi asi, eks ju, millega siis inimesi hirmutada, sest tegelikult neid viiruseid on tulnud, eks ju, kinni läinud ja nii edasi. Et see on ju COVID-19, et see on 18 eelnevat puhangut, seda sama viirust on nagu ka olnud kuskil. Võib-olla kõik ei ole laborist välja jõudnud, eks ju. Et aga see on 19. versioon sellest. Kas see ei olnud mitte aastaarvu tõttu? Võib-olla küll. Aga see definitsioon on sama nagu.
et puhanguid on varem olnud ka, jah. Sure. Ja ka need viirused, need ei ole nagu kogemata tekkinud, vaid et neid tehakse kuskil laboris, et selleks, et siis nendega kas siis määrata ette või siis nagu valmistuda mingiteks võimalikeks juhtudeks. Või siis, et toota sellele nagu kohe nagu mingit antidooti või vastumärki, eks ju. Et neid arendatakse siis selle nimel, et inimkonda kaitsta ja siis vahetevahel nagu miski tuleb sealt välja ja neile ikkagi neid numbristatakse, et on mingi viirus, meil on see viirus ja nüüd see on see number või too number või too number. Jah, et sorry siin ma. Aga jah, kui ma kunagi kuulesin nagu selle koha pealt rohkem, siis nagu see makes sense'i. Et distants ühesõnaga tekkis paratamatult et elukaaslane Taisse ja mis siis edasi sai? No, tähendab, mina sõitsin Hollandisse tööle, et ja siis elukaaslane pidi tulema juunis Eestisse, et aga nüüd on nagu siiamaani nagu piirid kinni, et turistiviisasid ei anta ja nagu muud variandid ka nagu vahepeal ei olnud üldse nagu okei ja siis nüüd me nagu mõtleme, et mis on nagu targem nagu ette võtta, et Taisse minek on ka suhteliselt keeruline hetkel. Et isegi kui nagu kõik see nagu bullshit kinni maksta, et need karantiinihotellid, mis on ette pandud ja kõik need testid teha, kõigil nagu alla kirjutada ja pluss, et sa praegu seisuga. Nüüd just hiljuti tuli, et hakati andma nagu esimesi viisasid jälle. Taisse või? Mingitel tingimustel, jah. Aga nüüd mingi 6 aega tagasi, et ma olen olnud kogu aeg nagu suhtluses selle Eesti saatkonnaga Bangkokis. Ja enne seda oli, põhimõtteliselt sa pidid ostma endale business viisa, et sa pidid võtma advokaadi, maksma talle, et ta saadaks sulle siis nagu business kutse ja siis ajab selle nagu paberimajanduse korda. Et mina sain nagu mingi 200 000 bahti, mis on üle 5000 euri on nagu selleks, et lihtsalt riiki sisse saada viisaga. Said sükse nagu päringu, et kui sa tahaksid minna, siis sa peaks maksma küll. Ja nüüd tuli see special turist viisa ja mingi muud turist viisa. Mingitel tingimustel antakse neid ka, et viimased võib-olla 2 nädalat ma ei ole nagu nii hullult sellega tegelenud, sest et neid nagu mingid mingid märke on nagu tulnud päris tihti, et okei, et nüüd nagu see on võimalik või too on võimalik. Ja siis nagu mõtled või planeerid või loodad, siis midagi tuli ette ja tahes-tahtmata pean mõtlema, et okei, et nagu mida nagu elu praegu öelda tahab mulle. Et ilmselgelt on see, et niipea kui ma olen nagu sinna poole hakanud nagu ennast seadma, siis on midagi nagu ette tulnud. Et ma praegu siis kahtlen, kas äkki peaks seda üldse tegema. Ja Tai tõmbab endiselt, jah? Koduseks saanud nagu või? No jah, ta on koduseks saanud, et selles mõttes, et ma ei ole mitte ühtegi korda, ma olen 6 korda käinud, pool aastat iga kord ja ma ei ole kunagi läinud sinna nagu reisimise pärast. Sest et reisimise koha pealt see ei make nagu sensi, et kui ma tahaks reisida, siis võiks ju nagu reisida pikalt ja laialt ja minna teistesse kohtadesse ka. Aga ma ei ole siin ühtegi korda läinud nagu selle pärast, et ma tahaks reisida. Aga mis sa teeks muidu seal? Sellepärast, et ma tean, mis ma vastaks tõenäoliselt, aga mis sa teeks? Ma mõtlen, et joogakooli ei lähe. Mis teed? Naudid ilma, mis seal? Ma teeks samu asju, mida ma teeks tänasel päeval siin, et me arendame praegu sõpradega äppi ja ma tegeleks sellega, et praegu tundub, et ega mul ka nagu muud nagu Eestis teha ei ole hetkel. Et ma saaks nüüd kõik asju seal teha. Aga, et nagu ma enne mainisin, et siis nagu paar viimast aastat on mul selline tunne, et ma nagu ei taha nagu necessarily ära minna, et ma tahaks nagu jääda midagi teha ja nagu sellest nagu mustrist ära tulla lõpuks, et tuled ja lähed ja kõik on ajutine ja... Aga kui
sa ütlesid, märtsis tulid Eestisse, Eestist läbi, siis kas see, kui see näiteks läheks praegu sooja üle, tähendab, kui sa ei läheks, sest et ei saa minna pandeemia tõttu, siis see olekski siuke korralik Eesti või Euroopa talv läbi elatud üle 6 aasta või? Ühe talve olin vahepeal Eestis, aga viimase 10 aasta jooksul vist on, kas on 2 või 3 talve öeldud. Pigem vist 2,5. Nii et tuleb jaanuar, veebruar, see on täitsa final Eestis, ei ole nii, et nagu Jesus Christ, kuidas ma Aasias ei ole, et kus iganes Aasias võib-olla, aga lihtsalt, et nagu see on nagu uskumatult mõttetu ilm siin. Ja. Muidugi on nagu selles mõttes ahvatlus, aga teisalt on see, et okei, et nagu mis nagu toimub, et niipea kui läheb nagu raskeks ja ebameeldivaks, et ma lähen kuskile, kus on lihtsam. Et mulle nagu ei meeldi nagu see pattern ka, et ma lähen selle pärast, et see on lihtsam. Et okei, aga nagu what's the case, et kas sa nagu et kas ei saa hakkama siis või nagu sulle ei kõlba see, teistel peab kõlbama. Aga linnud küll lähevad sooja. Neil on chill. Ja, aga inimesed ei lähe, vähemalt mitte nii kauaks. Et mul on nagu huvitav, et ma tegelikult olen tahtnud olla talvedel siin. Lihtsalt on see, et mul ei ole olnud siin nagu asja, millega ma tahaks tegeleda. Nii, et ma peaksin nagu siin olema. Et ma olen nagu saanud varem nagu enda asja nagu seal ajada ja ei ole nagu, mul ei ole põhjust olnud nagu Eestis olla. Et kulud on suhteliselt samad. Reisikulud maha, aga elamiskulud on nagu suhteliselt samad, ütleks. Et nii et nagu kui niimoodi kõrvuti laua peale panna, siis üks nagu tundub parem kui teine. Aga jah, üks põhjus, miks ma tahan Eestis olla ka, on see, et vaadata, et okei, et aga vaatame, mis siis saab. Vaatame, mis siis saab, kui läheb ebameeldivaks, vaatame, mis siis saab, kui läheb nagu raskeks. Et nagu meelega nagu jääda paigale. Mingi stabiilsust nagu luua või? Jah, aga ka nagu leppimist selle ebamugavaga, et külma ja halva ilma ja pimeduse ja nii edasi. Et nagu mäng ei ole nagu see, et kas nagu mäng seisab selles, et üle saada sellest meeldib ja meeldib suhtest kogu nagu välise maailmaga. Et iga kord, kui ei meeldi, et siis hakkame nagu tegema meeletuid pingutusi selleks, et seda reaalsust muuta. Selle asemel muuta perceptionit selle suhtes. Sure, see on nagu vajaduse vist koht ka, et kas keegi vajab seda nagu, et ta ei saa ilma mingisuguse soojema kliimata, või et kui läheb liiga külmaks, siis ta kannatab, sest et tal on mingi vajadus. Aga ma mõtlen, et kui vaadata nagu seda, et miks sa ei istu näiteks toolis mingi tagurpidi siin ja ei räägi mikrisse, et või ma ei tea, toolil tuleb üks jalg ära, sa võtad midagi ette, et oleks parem, et võib-olla sa ei vaja, et sa võib-olla seisaks püsti ka ja räägiks selle, miks mulle mina, see tool on rohkem logadik. Tuleb tooli jalg ära, võib-olla seisan püsti, tool nurka, ma seisan püsti, mis räägime edasi. Et mul ei ole vaja, et see jalg oleks korras. Aga kui saab korda, siis pigem eelistaks tooli. Et ma lihtsalt tean, et ma juba kujutan ette, ma saan täiesti aru, mis sa räägid. Siis ma ütlen, et mu mamps, kes fännab väga sooja kliimat, ma tean, mis ta umbes ütleks selle peale, vaataks selle umbes, et jah, te võite siin Eestisse jääda, aga tema läheb saarele nagu, et tal on Tenerife on tema valik, sest see on otse lend ja suhteliselt lähedal ja easy, pluss siiski Euroopa Liit ja teatud asjad on nagu mitte nii mingi džungel. Anyways, et ma ei tea, ma vaataks küll, et nagu kuhu ennast panna, kui on see võimalus ennast panna nagu mingisse kohta ja ennast tunnen hea, meaning nagu tegeled jooga või mingi muu äpiga, mis iganes asjaga, siis eks see ongi vist oluline nagu enda selgeks teha, et tegu ei oleks mingi põgenemisega. Ja kui selgub, et ei ole põgenemisega tegu,
no, siis on okei. Siis mine kui tahad. Nüüd minu olukorras on suhteliselt raske nagu olla kindel, et tegu ei ole põgenemisega, sest et nagu kui umbes 10 aastat on nagu selline asi nagu toiminud, et siis kust ma enam tean, et mis see ultimate põhjus on. See on super, kui sul on see koht sees, et sa tahad aru saada, mis tegelikult toimub. Et kas siin on midagi? Ja ma isegi tahan meelega, et oleks natuke raskem, et kui asjad on liiga lihtsad, siis ma näen, et ma ei ole produktiivne. Et minu jaoks, nagu mis mind elus on edasi aidanud või lükanud nagu päris palju, on see, et ma olen pidanud palju nagu olema olukordades, kus ei ole üldse mugav olla, kus on nagu väga, isegi reits või nagu piin mingis mõttes. Ja nendel hetkedel saab nagu väga palju tööd tehtud ja kui kõik on nagu hästi, siis nagu asjad ei suju nagu niivõrd. Et muidugi peab nagu päris hea balanss olema, et sa endale nagu, et see ennast nagu ära ei lõhuks läbi selle, sest et see on paratamatus, et kui sa nagu pushid ja pushid. Aga mingi piirini on nii, et ma olen nagu suhteliselt ettevaatlik, et ma ei taha nagu, et asi oleks nagu liiga mugav. Ma näen, et nagu see pikas perspektiivis ei tee mulle head. See tundub hea, aga nagu see tulemus ei ole nagu hea. Ja, see on oluline asi, midagi öelda. Aga nii, et ühesõnaga hea pool siis sellest pandeemiast on tulnud sulle välja see, et kas ma õigesti aru, et üks asi ongi see, et sa oled natuke selline paikne, et sa ei ole päris nii, et lähen kuhu tahan nüüd, isegi kui sa oleksid omalt poolt valmis, siis saime õigesti aru, jah? Et see on üks asi nendest. Mis veel? Või, nagu, kas nagu, selles mõttes, et enam inimestel on mingid töökohad nagu lukus, vähemalt kui ma räägin märtsist ja aprilli ja niimoodi, mul samamoodi, see hoone pandi siin kinni, ma ei saanud nagu midagi teha. Ma ei saanud siia sisse ja siis ma ei saanud ühtegi tundi anda õpilastele, nii et me lihtsalt kolisime maale 8 kuus naisega. Ja kõvasti kergemaks läks, kui jälle oli hoone avatud ja sai nagu tunde anda ja pluss inimesed nagu tahtsid tulla ja üle pika aja jälle õppida oma huviala. Et kuidas sul selles mõttes, et see oli nagu üks osa sellest nagu jamast on ka see, et nagu tööd ei saanud teha või? Jah. Mul oli niimoodi, et kui ma Taist tulin, ma olin 2 päeva äkki Eestis ja vahetult nagu enne lennuki peale minekut ma hakkasin siis uurima, et ma tulin nagu enda nagu heast koopast välja seal saare peal, seal on nagu too hetkel mitte midagi nagu, et COVID see tunduski nagu mingi anekdoot. Siis ma läksin lennuki peale, siis ma hakkasin uurima, et okei, et aga tegelikult nagu, et nüüd kohe hakkab see mind nagu puudutama, et nagu what's the real case nagu. Ja kui ma lennuki peale nagu jõudsin, siis ma sain aru, et et tegelikult on see, et ma pean lendama Eestisse ja sealt Hollandisse ja ma ei pruugi sinna Hollandisse jõuda. Ja kuna ma olen kõik enda raha jälle hakkama pannud, siis on see mulle nagu ülimalt oluline, et ma sinna kohale jõuaksin. Ja see oli nagu ikkagi meeletu nagu stress mingid päevad. Et ma jäin selle käigus ise haigeks nagu mingid terviseprobleeme hakkas nagu tulema. Et ja pluss siis kogu aeg oli nagu siuke nagu selle info nagu mõju või selle hirmu mõju, et nagu mis siis saab, kui nii ei saa. Et mul oli nagu ülioluline nagu sinna tööle jõuda. Aga oli nagu isegi nagu šanss, et ma nagu jõuan, eks ju, sinna Hollandisse või tegelikult maandusime vist Saksamaal, et äkki jäetakse Saksamaal karantiini, Hollandisse jõua, kodus ka ei ole, tagasi ka ei saa lennata, eks ju, et siis on nagu täiesti, siis on nagu nii game over, kui saab. Said Hollandisse sisse? Sain Hollandisse sisse ja me sinna lõksu 3 kuud olime nagu jutti. Sai tööd teha samal ajal? Ja me olime sellise väikse saare peal, Texeli saar, ja seal on suhteliselt vähe inimesi, mingi 10 000. Seal oli ainult paar haigestunud üldse kokku ja mingit, nagu seda asja ei olnud. Ja siis
mingi hetk siis, kui ma sealt ära tulin, siis ma mõtlesin, et okei, et kas nüüd see on nagu maailmas läbi saanud, ei olnud nagu. Ja too hetk nagu mul ei olnud sellest, see ei olnud mind nagu mõjutanud, et pigem oli nagu kõik hästi läinud. Aga siis kõik nagu, meil oli nagu Anjaga plaanitud igasugu suvi ja edasine, kõik, mis hakkab edasi saama. See oli ära plaanitud ja siis nagu day by day nagu hakkasid canceldama neid. See oli okei. Aga äkki järgmine kuu nagu nii ootame, et okei, ülejärgmine kuu siis, et vaatame. Ja niimoodi nagu kogu aeg nagu, jah, nagu week by week disappointisid. Et ja nagu see sõnum on nagu väga pikalt kohale tulnud, et kuulge, et nagu not gonna happen. Yeah. Aga so sa said Hollandis tulema kuidas? Nagu lennukiga või? Okei, ja seal jõudsid Eestisse, pidid olema paar nädalat karantiinis või? Okei. Ja sinu elukaaslane sa tais tulema või? Ta sai välja või? Kui ta saaks, kui ta tahaks või? Ta saaks välja, aga ta on Vene kodakondsusega ja Eesti riik ei anna turismiviisasid välja. Ja kuna meil oli niimoodi, et mingi hetk tekkis üks võimalus, aga Itaalia annab, et Itaalia andis Schengeni viisat välja, et oleks Itaalia viisa võtnud, tulnud Itaalia kaudu ja siis me nagu hakkasime seda plaanima. Ja selle ajaga me magasime nagu maha selle, et tegelikult augustis oli nagu viimane hetk talle õppeviisa teha, et õppeviisasid veel anti, õppe- ja business viisasid antakse veel või mingi, tähendab mitte business, aga tööviisad. Et aga meile tundus too hetk, tundus, et me saame nagu teistmoodi. Läksime teist teed pidi ja siis olid nagu mingid kõik uksed kinni jälle. Ja siis nagu uus niimoodi. Uus siuke. Nii et, Eestil on praegu piirid kinni või? Selles mõttes, et näiteks kui ta lendaks St. Petersburgi, siis ta... Venemaalt ei lasta. Samamoodi, et ma nägin eile Solarise Artise ukse peal oli kiri, et mingi Venemaa viisade väljastamine toimub jälle. Aga nagu see vist ka ei ole niisama. Et ühesõnaga, et samamoodi nagu meie ei saa sinna, ei saa nagu nemad siia. Et sul ei lihtsalt ei anta nagu turismi viisat Venemaale. Right. See, enne kui ma unustan, ma nägin... Läksin lapsega jalutama mingi paar päeva tagasi, siis YouTube soovitas mingit videot, kus oli siuke dok, äkki mingi 20-mindiline dok Tai uuest kunnist. Ja kõik, mis on kaasa toonud nendega, muidugi polnud selle teemaga absoluutselt kursis näha neid pilte ja kaadreid sellest tüübist, selle topiga, tead sellest või? So, Tais see kunn on ju, ehk siis see päri ja nüüd see noorem uus tegelane. 70 miljardit vist on väärt see Royal Family seal ja kõige nagu rikkam monarh maailmas vist peaks olema. Ja siis, see asi on vist hakkab nagu eriti jõudma nagu meediasse seepärast ka, et need mingid massirahutused Bangkokis nagu päris tihti on ja nagu selle režiimi vastu ja niimoodi. Ja selle kunnile ise meeldib siis veeta aega Baieris, Saksamaal, on ju, ta mingi hotelli välja rentinud terve hotelli, mingi pikaks ajaks. Ja siis ta on siukse, top on nagu vähe öeldud, ta on nagu, kui sa kujutad ette top, naiste top, mis on läinud pesus kokku. Sellel on mingi spetsiifiline nimi, ma mäletan, mis selle nimi oli, aga ma ei liialdan, ju. Nagu siit rinna alt hakkab kohe see triip on ja naiste top, mis on kokku läinud pesus ja kuigi teile pesus kokku läinud, tal on tõenäoliselt maailma kvaliteetsem keemiline puhastus on ja aga lihtsalt point selles, et see on mingi sükene saitverk ja püksid vist isegi olid jalas ja siis käib mingi oma girlfriendidega seal kuskil pool avalikult ringi on ja siis on pilte tehtud sellest ja siis kus ta mingi ühe oma naist, täpselt 4 naist on mingi ühel video tema koera sünnipäeval, selle kunni koera sünnipäeval, üks naistest siis oli topless ja mingi video värgid ja siis ühesõnaga mingi tüüp paneb hullu, täiesti hullu ja ta on teinud oma koera, kes nüüdseks lahkus
sai selle nagu riigi matused, mingi official matused, aga see kuts oli ühesõnaga, ta elas veel, siis ta oli general nagu ranking, tal oli vahest need munder seljas, väike kuts ja need kõik need orders ja siin siis parunid öeldakse või, jah, okei. Ühesõnaga korralik sõjaväekuts on ju ja üldse vist jah, ta nagu, kui sa näed nagu mingit videojuppi temast, sa saad aru, et natuke teistmoodi kui tema isa oli, keda väga armastati. Anyway, tulemuseks see, et Bangkokis ja võib-olla muudes Tai suurlinnades ka rahutused juba päris palju, et RT nagu vahepeal näitab ka neid videosid on ju Bangkokist niimoodi, et näib, et seal on huvitav transition võib hakata toimuma just selles mõttes, et muidu on USA käinud demokraatiat levitamas üle maailma, on ju, siis Bangkokis actually taikad näivad tahtvat nagu pigem juba demokraatliku süsteemi oma riiki kui seda, mis seni on olnud. Et see saab olema päris huvitav, mis seal juhtuma saab. Ja Hong Kong muidugi ka on ju Hiinas oma nagu läbielamistega eelmine aasta eriti on ju mingi 9 kuud meile rahutusi vist järjest ja siin just hiljuti siis üks Margus rääkis ka Hiina kohta, kuidas tema tuttav Hong Kongis nagu pigem ütleb ka kokkuvõtvalt, et Hiina sai ikkagi nagu Hong Kongi nüüd endale, et ei ole nagu sükest suveräänsust, mis tal nagu varem oli. Nii et Aasias jah, päris üksed hektilised asjad seal käimas. Jah, tundub, et tegelikult nagu ikkagi suhteliselt kogu aeg kuskil midagi toimub, et USAs on ka, eks ju, päris korralikult need probleemid. Aga ma ei tea, kas see on sellepärast, et nagu me lihtsalt oleme selles vanuses, kus meil on nagu tekkinud nagu aega ja ruumi võtta seda infot nagu sisse, et ja kas mitte nagu kogu aeg ei ole nii olnud. Et kuskil midagi on, kuhu nagu, millega sa võid ennast nagu enda mõistust nagu engage ida. Et jah, ma ise mõtlen, et äkki nagu see ongi nagu üks osa elust, et kogu aeg sul on nagu võimalus nagu kuskile sukelduda ja olla nagu ka emotsionaalselt seotud ja võidelda seal kellegi mingite õiguste eest kaugselt kas või. Et et sul on kogu aeg võimalus siis nagu oma elu elada. Et ma ei ole nagu meelega üldse, nagu väga ma ei tea sellest ja üldse ma nagu on suht nagu kivi all elanud, et ma ei tea nagu uudistest ja värkidest suurt nagu midagi. Ma olen ka mõelnud teha nagu süke, mitte paast isegi nagu rohkem kui paast, et süke nagu jätta mingid asjad kõrvale ja tegelikult nüüd, kui USA presidendi valimised olid, siis selleks ajaks 3. novembrini olin ma suhteliselt nagu teemas sees, vaatasin mingid paari channelit suhteliselt aktiivselt. Ja nii pea, kui oli valimiste päev ja sain aru, et mingi kuradi kamma jaan ja siiamaani proovivad seal ühte ja teistpidi nagu seda valimustulemust võib-olla liigutada, mis on väga ebatõenäoline, et ta liigub kuskile muus suunas, kui ta hetkel pidama nii end. Aga sellest hetkest alates ma kuidagi nagu kõik see kadus nagu ära, see huvi nagu. Kuidagi teed see läbi ja see on siuke paras kamma ja nagu paras trall. Nagu. Mingi hetk sa lihtsalt mõtled, et nagu kas mul on nagu lihtsalt nagu hambaid pidi mingi nööri otsas jalohisen järel või et keegi lihtsalt nagu tropib mingid news'e natuke ühte vaatepunkti teist ja siis sa oled nagu see, kes seal nagu läheb kõige kaasa. Et ta ei ole päris nii mustvalge, aga nagu võiks nagu võrrelda veidi sellega. Lihtsalt nagu praegu näiteks, ma tõesti tunne, et midagi mingi päev võtma AK võib-olla lahti õhtul vaatama järgi või midagi seoses sellega, et maks nagu vaja teada või mingit ettevalmistust teha, kui ma ka näiteks ei saaks teha tööd siin nädala-2 pärast jälle, et mul on ikkagi nagu mingi pere nüüd ja ma pean nagu mõtlema ette natuke, et ja siis ongi nagu teatud analüüs käib läbi, kui hoone on kinni, see on asutus või avalik space, siis
mis tunnid ma saan teha kodus või kuskil mujal või klientide pool, kellel on näiteks trummikomplektid. Mida on ka üksjagu, nii et kui nad mingisugust pandeemiat ise otseselt ei karda, siis saab minna ja teha neid tunde. Aga ma ei tea, seni ma umbes kuulengi, et keegi õppinud tuleb siia, ütleb, et kuule, et järgmine nädal vist lähevad koolid kinni, et nad täna arutavad, on ju. Okei, hea teada. Ja siis ongi, et kui lasi läheb jälle nagu karmimaks, nii nagu ta märtsis läks järsku, siis on millega arvestada mul. Muidu võib-olla nagu päris apu, aga see on kihvt mõnes mõttes, nii paljud inimesed tegid nagu töö ära selles kohas, et uurisid nagu kõige tagamaid, on ju, et hakata see märtsikuus hakata nagu mingit analüüsi tegema niimoodi, et iga päevaga muutub info, on ju, et ma nüüd arvestan, et ei, me jääme ikkagi vist Tallinna, et las see üürikas ikka jääb, on ju, mingi tonn kuus välja käima, on ju, endal pole umbes mingi klientegi, on ju, et muidugi see pandi kõik cancelisse, kõik juhtmed olid kohe seinast väljas igaks juhuks, on ju. Aga nüüd ei saa enam niimoodi teha nagu. Nüüd on vaja mingeid uusi lahendusi leida. Paljud muidugi kolisid oma töödega netti, on ju, või nagu Skype'i või Zoomi. Aga sul see äpi osas näiteks, kui sellest rääkida, sul on ka siuke rahvusvaheline värk, selles mõttes vist, jah? Jah, tuleb küll, jah. Ja mitmekesi te teete seda? Me teeme seda põhimõtteliselt kahekesi sõber Hardiga. No, aga selles mõttes rahvusvaheline, et see tulemus on rahvusvaheline, okei. Ja. Nii, et aga ühesõnaga kogu arendus käib eesti keeles? Arendus käib eesti keeles, jah. Arendaja ise vist ei ole eestlane. Kuskilt outsourcitud välismaalt? Outsourcitud, jah. Et võib-olla ma praegu ei räägi sellest. Okei. Mul üks sõps teeb ka ühe egiptlasega koostööd ja näib, et väga edukalt nagu, et kõik tööd saavad tehtud, suhtlemine on lihtne, suhtlemine käib inglise keeles ja asi toimib nagu hästi. Aga see, mida te arendate, sellest sa ka praegu veel ei räägi või? Sellest võib rääkida. Nii. Kuidas sa siis räägid selle kohta? No ma hakkan algusest peale, et mul on nagu päris pikk selline history olnud nagu kuidagi enese arendusega ja ka selle produktiivne olemisega. Ja kuna ma olen suhteliselt palju olnud Tais, et ma ütlesin, et enne ma rääkisin, et jah, et ma olen nagu päris kõvasti nagu pingutanud ja teinud asju, siis ma olen ka päris kõvasti mitte midagi teinud. Et võib-olla ei ole osanud seda nagu küll täielikult nautida, sest et kui ma mitte midagi tee, siis tekib tihti enamasti selline süümekas, et I should, I could ja nii edasi. Ja et ei ole nagu tegelikult lasknud endal olla. Ja siis ma olen mõelnud selle kogu aeg lahendusi. Ja siis sõbraga me oleme põhimõtteliselt mitu aastat juba nagu nendest teemadest rääkinud. Et enamasti me ei ole samas riigis olnud, et lihtsalt pommitanud nagu Telegrami message'id ja siuke päeva keskmine enamasti on nagu tund aega message'id olnud. Ja hästi palju oleme rääkinud igasugu nagu produktiivsusteemadel, kuidas ennast nagu parandada, mis vigu me teeme, mis vigu inimesed in general teevad ja kuidas nagu seda muuta. Ja siis selle aasta veebruaris panime kokku, et me oleme varem ka teinud niimoodi, et me nagu lepime mingi asja kokku, et me teeme 6 aega seda. Iga päev nii palju, ja võimalik, et samal ajal või vahest isegi koos. Ja see on töötanud. Too mõni näide, mida te olete teinud koos näiteks? No näiteks meditatsiooni, mingid muid praktikaid, trenni ala, et ühel või teisel on, treeningud, siis ala ühel või teisel on mingi raskem aeg. Tegelikult tuleks nagu loobuda nagu millestki, näiteks kas on mingi sotsiaalmeedia või mis iganes nagu whatever is your addiction nagu, et päris tihti on see lahendus ei ole selles, et ma nüüd teen midagi muud, vaid et sa lased nagu millelgi minna, et sa lõpetad millegi tegemise, et see nende nagu see negatiivne mõju on palju suurem. Ja siis me tegime jaanuaris järjekordse nagu sellise nagu pakti või mis iganes, kuidas
Diili. Ja siis oli küsimus, et wow, et nagu tegelikult, et me oleme nagu iga kord tundnud nagu ülihästi, et sellel ajal, kui meil see nagu deal on. Ja miks ma ei tahaks nagu, et mul iga päev selline tunne oleks, et oh yes, et ma tegin täna seda, eks ju. Et miks ainult 1 kuu korraga? Et seda enam, et tihti on see, et kui selline deal tehakse, siis see tehaksegi mingi nädal või kuu või harva rohkem. Ja siis järgmist 2 aastat räägitakse, et jaa, see oli hea, kui me ikka ükskord oli nagu see värk, noh. Et jaa, väga hea tunne oli. See oli lihtne küsimus, et miks sa nagu iga päev ei tahaks nagu sellises tundes elada. Ja siis sealt hakkas nagu arenema mõte. Et okei, me teeme sellise süsteemi, et meil on iga päev deal. Meil on iga päev toimub midagi, et sa ei pea iga päev samu asju tegema, et sa ei pea 7 päeva nädalas 1 tund trenni tegema või mis iganes. Et aga iga päev midagi, mille peale nagu saaks ennast nagu hästi tunda ja et siis aastase või 2-aastase nagu perioodi lõikes sa saaksid tagasi vaadata ja öelda, wow, et ma ei oleks sellega nagu muud moodi hakkama saanud. Ma oleks nagu mingi murdosa nagu sellest teinud ise või heal juhul võib-olla pool kuidagi. Ja siis me hakkasime looma sellist struktuuri, et mida me peame tegema, et see deal nagu saaks nagu toimida, sinna saaks uusi asju sisse tuua ja sinna saaks uusi inimesi sisse tuua, sest et ilmselgelt, et see ei olnud ainult mina ja tema, kes nagu sellest benefitiks, vaid absoluutselt igaüks, kes tuleb ja commitib, saab täpselt nii palju vastu, kui ta sinna sisse paneb. Et siin ei pea 2 inimest olema, et teeme grupi. Ja alguses me mõtlesime, et me teeme salajase grupi, et ainult meestele ja me nagu ei räägi nagu, me räägime ainult nagu sellele inimesele, keda sa nagu tead, et ta võiks nagu sinna, nagu ta võiks seal olla, siis me esitleme selle info. Et esimene reegel on see Fight Clubis, et seda ei ole Fight Clubi all. Jah, veidi midagi sinna poole. Aga hiljem siis leidsime, et see ei ole nagu selles mõttes kõige nagu targem asi, sest et kui indeed see süsteem on hea, siis tegelikult võiks ju kõik sellest benefitida. See oli alguses Faceri grupp? Ei, Telegrami grupp. Okay. Facebooki nagu selle koha pealt nagu väldime. Et jah, tegime Telegrami grupi, kutsusime paar sõpra ja siis nemad oma korda pärast seda, kui nad olid seal võib-olla 1-2 kuud, võib-olla kutsusid nagu enda sõpra juurde. Ja praegu meil on 15 inimest on nagu ja me teeme iga kuu siis uuendame enda lubadusi üksteisele. Ehk siis me teeme vandeid üksteisele, et me nagu, sest lubadus on nagu mingis mõttes nagu see sõna tähendus nagu nõrgaks jäänud, et ahah, ma lubasin, sa lubasid. Et see nagu, see sõna pole nagu enam jõudu, sest et seda on nii palju murtud. Ja siis me kasutame sõna vanne, et me vannun, sa vannud, eks, et sa annad mulle vande selle koha pealt. Ma vandusin täna hommikul, aga kui ma jala ära lõin, okei. Ja, vandusid, et sa kunagi enam ei tee seda. Aga jah, korra läks ära. Aga et ühesõnaga, see oli grupp, mis oli seal Telegramis ja siis mis hetkes tekkis see mõte, et see võiks olla siis äpp? See tekkis kunagi suvel, kui üks 3. inimene tuli meie juurde ja ütles, et kuulge, et nagu ilmselgelt ei saa nagu jääda seda tegema, nagu mida te teete laienedes, kui te teete kõike käsitsi, et kuna meil on nagu selline nagu süsteem, et meil on ka selleks, et nagu selle nimi raudordu, et et selleks, et ordusse sisse saada, et sa pead läbima katseperioodi, et me nagu ei ole, et päriselt tulge kõik nagu homme. Katseperiood oli väga pikka aega 1 tund meditatsiooni päevas. Ja see ei ole nüüd nagu selle põhjusega, et me kuidagi tahaks inimesi sundida mediteerima või kuidagi nagu, vaid et
see meditatsioon võib olla ükstapuha mis, et istumine, mõtlemine, mõtlus, whatever nagu, aga see, et sa võtad, et sul tekib harjumus võtta tund aega päevas enda 24 tunnist iseenda jaoks. Ja kui pikka perioodi jooksul see katseaeg oli? 28 päeva. Aha. Ja. Nagu seal filmis või? 28 days later, see on mingi õudukas. Ma ei tea. Okay. Mis asja tasin? Esiteks, kui see äpp saab valmis on ja üks väike soovitus, see on nagu siuke motivatsiooni äpp on ju, nagu Beats ja Präänik. Sul oleks äpp, ma tean, et see ei saa kunagi juhtuma, aga võib-olla saab. Äppi nimi on P-I-I-C, Beats, nagu Beats ja Präänik, Beats. Okay. Naine saab kindlasti naerest aru, sest meil on mingid C-ga lõppevad sõnad ja näljad, aga ühesõnaga, näiteks Toots on kass, T-O-O-C, Toots. Aga okei, see teil on nimi muidu välja mõeldud, jah? Nimi on Raudordu, aga kuna me äppi soovime launchida ikkagi inglise keeles, siis me muudame seda. Iron something? Order. Nice. Okay. Nii, et kuidas praegu sellega on, et ütleme, kui see valmis saab, siis on ka mingi katseaeg või? Jah, siis on katseaeg ka. Et see on ainuke asi, mis nagu make ib sense'i. Et üks asju, mis meil on nagu olnud, on see, et me ei taha nagu inimesi, kes tulevad ja lähevad ja ei võta nagu asja tõsiselt. Ja selle tõttu me tegime selle katseaja. Et kogu grupp on tugevam, kui nagu liikmed on nagu selles mõttes determined seal. Ja selle tõttu siis me tahame neid proovile panna. Kas uute vannetega väljatulek on kõikidel liikmetel samal päeval või kord kuus? Kord kuus kõikidel liikmetel samal päeval. Samal päeval, okei. Okay. Nii et vahetult enne oled sa sellises nagu vaatluskohas, et mis see võiks järgmise kuu kohta olla ja natuke mõtled nagu ette niimoodi. Ja katseperioodi point siis on see, et tihti nagu inimesed tulevad, kes nagu ma ise võib-olla, et ma ei teagi, mida ma tahan teha. Et ma ei teagi, nagu, mis nagu mind aitaks või mida või nagu miks nüüd nagu tegema hakata, et mis mind nagu viiks kuskile. Ja see võtab suhteliselt kaua aega, et seda kuidagi läbi seedida ja ära mõtestada. Et sa võid ju teha mingeid asju, aga sa võid panna endale mingeid lubadusi, seal teen seda ja seda ja seda. Kui sul ei ole nagu seda emotsionaalset nagu sidet ja pointi nagu seda teha, et sul ei ole nagu long-term visionit, et see tegevus, mida sa nüüd määratlesid, et see ei servi su mingi 3 või 5 aastast eesmärki, siis sa lihtsalt tüdined sellest ära. Et väga tähtis on endale mõtestada see kaugne eesmärk, mida sa tahad. Ja siis vaadata, et mis on nagu optimaalne nagu selline päevane panus, mida selle nimel nagu teha. Okei, ma pakun, te vaataksite mingi videotunnistuste põhjal, kas inimene on täitnud neid 28 päeva kohustusi või? Me ei tee seda. Meil kogu asi käib hetkel aususe peale. Ja jääb ka, et miks me ei tee mingit kontrolli, oli ka nagu mõte, et paneme äppi nagu, et inimene peab live timeri käima lükkama. Et okei, saaks ikkagi nagu midagi muud teha. Aga vähemalt oli see, et sa panid see indikeerib, et nagu vähemalt ta mõtles nagu too hetk, et okei, et ma peaksin seda tegema, nii edasi. Ühesõnaga, et nagu sellest nagu süsteemist ei saa mitte keegi, mitte midagi saada, kui ta sinna ise midagi sisse ei pane. Et selles mõttes, et sa ei peta mitte kedagi teist peale iseenda, et kui sa tuled sinna, sa ei tee enda asju, mitte keegi sellest ei kaota peale sinu, mitte keegi. Et kui sina otsustad, et tegelikult et see on nagu veits nagu far-fetched, et peab olema ja muidu ma ei tea, kukud välja ja nii edasi, et nagu, see ei ole nagu minu thing, et ma teen ikka siis, kui mulle meeldib. Aga et ma tahan siin grupis edasi olla, et ma tahan ka nagu saada mingit nagu sellist tuge ja nii edasi, eks, et ma jään see edasi, eks, et ma lihtsalt nagu päris ei aksepteeri neid reegleid, ma teen veits samamoodi. Jah, sellisel juhul sa toidad seda tendensit nii pea mitte teha, kui sulle asi ei meeldi. Ja see lööb välja igas su elu aspektis edaspidi, et sa lihtsalt enforce'id seda sama mustrit. Kui mulle ei meeldi, siis ma ei tee
ja teisalt su ego või whatever muutub selles mõttes kavalamaks, et ta tuleb järjest paremate vabandustega välja, miks täna see oli okei ja miks järgmine kord see on okei. Et jah. Kaua te olete äppi arendanud? Äppiga arendus ise on käinud võib-olla praegu mingi nädal aega, aga enne seda siis me tegelesime kõikide funktsioonide nagu määratlemisega, mis võiks seal sees olla, miks võiks seal sees olla, mis on vajalik ja mis on niisama nagu cool, mis tegelikult nagu ei pea seal olema. Et kuidagi nagu tähtsuse ära määratleda ja kogu nagu ka nagu tehniliselt, et kui me lõime seda software design dokumenti, et siis seal nagu arendajal ära näidata, et kui see nupp, siis sealt sinna, siis siis tuleb sealt sõnum sinna, eks ju, et teha nagu omalt poolt võimalikult palju ära, et see arendus nagu võimalikult odav oleks. Sest let's be honest nagu, et mingit nagu raha siit ei oota. See ei ole mingi selline nagu geniaalne äriidee, et me teeme seda sellepärast, et meie oleme otsustanud, et see on midagi, mida me kindlasti teeme järgmised 5-10 aastat. Ja kui me tahame, et meil oleks nagu teisi inimesi ka seal grupis, siis ilmselgelt järgmised 5-10 aastat ma ei taha nagu igale uuele inimesele copy-paste ida seda erinevat infot, mis meil on, tõsta neid ühest grupist teise, ooteruumist katseajast põhigruppi ja siis kord kuus iga õhtu mitu tundi istuda ja inimeste kirjutatud nagu vandeid nagu vaadata ja nii edasi, et jah, sest on näiteks sellist niimoodi olnud, et meil on üks nõue, et nagu see lubadus või vanne peab olema objektiivselt mõõdetav ja selgelt määratletud. Et kui sa paned nagu midagi nagu teen rohkem trenni, eks ju, siis sealt ei tule mitte midagi. Et see rohkem võib ükstapuha mida tähendada. Ja siis me oleme lugenud nagu üle, mis toimub, kas kõik on nagu selles mõttes nagu arusaadav, kui ei ole, siis oleme kellelgi kirjutanud, et kuuled, et sellest täpselt ei saa aru, et kuidas me nagu kuidas seda saaks nagu mõõta. Ja ka mingid nagu ohumärke, kui keegi kuskil nagu võib-olla ei ole nagu midagi ette näinud, et on nagu liiga palju kuskilt pannud ja sa ise, kuna me oleme teinud seda peaaegu aasta aega, siis oleme nagu peaaegu lõhki tõmmanud ennast nagu iseenda nagu vannetega. Öösel kell 3-4 teinud nagu mingi tund aega on veel, olemegi Hardiga koos ja okei, mul on tund, palju sul? Mul on tund 20, okei, lähme nagu enda tubadesse ära, teeme asjad, siis mingi 4 hommikul saad magama. See kõik on rumalus, seda kõike saab vältida, kui sa ju tead, mis sul on nagu päevalõikeseks ju vaja teha. Et jah, õpetab nagu selles mõttes nagu time'i managema nagu väga hästi. Aga et kõik nagu oleks nagu selge ja arusaadav. Ja nüüd, kui nädal aega seda nagu tehnilist poolt on tehtud, siis kuidas sulle seni näib, mis on nagu kõige keerulisem asi või nagu siuke aega nõudvam asi suhelda arendajaga või teha selgeks, mis teha tuleb? Või veel on nagu vara öelda, sest seda tehakse nagu nii nädalaid veel, jah? Jaa, veel on natuke vara öelda, et meil on igatahes see, et kuna me siis otsustasime, et me liigume nagu, et me teeme selle äppi ise nagu inglise keeles, et me ei oleks nagu ainult tõenäoliselt nagu inimesed, kes meile tulevad, oskavad nagu nii inglise keelt, et vanemad inimesed, vanemad, eks ju, võib-olla nad ei ole huvitatud sellest lihtsalt sellepärast, et me ise oleme noored poisid ja vanemal nagu meeste rahval on väga keeruline võtta tõsiselt midagi, mida teeb mingi noor tüüp ja siis kuidagi nagu olla nagu kuuletada või mis iganes, kuigi sellist asja ei toimu, et sellepärast me olemegi kõik reeglitega täpselt paika pannud, et me ei peaks nagu sekkuma, et sellist asja nagu ei toimu seal, et meil on, kui on nagu midagi vaja otsustada, siis on seal nagu demokraatlik hääletus. Aga anyways, et tõenäoliselt nagu
tõenäoliselt nagu pigem on see noorematele mõeldud, sest et jah. Produktiivsus laes ja tahad nagu anda tast maksimumi. Tegelikult oleks seda vaja kõigil, et nagu enam tihti just, et inimene, kes teeb mingi perioodi läbi, eks ju, on kuskil 40-ndates, 50-ndatesse võib näha, et fuck, et nagu ma olen nagu nii tupikus, kui üldse saab olla, et mingid asjad said tehtud, neid uuesti teha ei ole mõtet, võib-olla midagi lagunes ära, midagi läks halvasti, mis iganes. Ja no selline nagu kriis, eksistentsi või mõttetuse kriis võib tabada absoluutselt iga ühte. Aga vanematel on just see, et nad ei taha nagu nad ei taha kuulata, siis keegi tuleb ja ütleb mingi ma tean, tee nii lahendus ja noh, et mis sa ise üldse oled nagu teinud enda elus ära, eks ju. Aga samas sa ju ise paned endale need vanded seal on ju, et kas sa mõtled sellele, et keegi võib lihtsalt nagu vaadata piltu, kui keegi hakkab natuke nagu kohendama või palub täpsustust mingile vandele või nii? Ei, ma mõtlen üleüldse seda, et näiteks ütleme, et ma olen näiteks 40-50 ja ma tulen sinna ja vaatan, et fuck, et siin on ainult nagu mingi 25-30 aastased tüübid, et nagu et kuidagi nagu, kuidas seda nagu tõsiselt võtta või noh, näiteks ma olen 50 või 55 nagu, et see nagu selline sildistamine on nagu päris, et mida nad ka teavad, eks ju, et nii lihtne on siin ringi käia ja hüpata ja teha, eks ju, aga tegelikult elu ei ole selline, et noh, et ma ei võta seda tõsiselt. See tegelikult enda mingi selline kaitsekiht, et kuna ma ei viitsi pingutust teha, nagu see on nii raske või nagu nii rõve ja pluss siis on veel see, et mina ei ole nagu, ma olen harjunud mingi firmat võib-olla juhtima või mis iganes, ma ei taha, et keegi tuleks mulle ütlema midagi, et ma ei ole nõus panema ennast sinna positsiooni, kus nagu mina ei ole nagu the man. Ja, et keegi noorem minust veel hakkab potentsiaalselt mõistma kohut minu üle, kui ma ei täida neid kohustusi, mida ma ise ütlesin, et okei, ma võin proovida, davai, ma teen neid asju, on ju, okei. Ja, psühholoogiline asi. Või siis see, et kas sa võtad, ütleme, et näiteks mees 45 alkoholiprobleem, miski ei aita. Nüüd, kui tema tuleb enda probleemiga, mõtleb, okei, ma nagu täiega muudan seda asja ja leidis meie grupi ja mõtleb, et okei, et ma tahan teha enda elus muutuse, mul siin nagu kedagi ei olegi enam nagu järgi jäänud, kellele lubada. Iseendale ma olen lubanud seda, ma olen murdnud 10 korda, et okei, siin on mingi grupp, et äkki nende toel ma saan nagu sellest august välja. Siis see, et kui tal nagu, ütleme, et võib-olla 2 nädalat läheb kõik hästi, 3. nädal tuleb mingi ülikeeruline nädal. See, et kas nagu tema võtab nagu meid tõsiselt sellest kohast, kus ta on, või ta mõtleb, et nagu minge enda asjaga nagu et selles mõttes ma ütleks, et vanematel inimestel nagu veits nagu disadvantage, et nende see elukogemus selle koha pealt töötab nagu nende vastu. Et samas, kui noor inimene tuleb sinna, hüppab sisse, vaatab, siin on 20 tüüpi, ma olen lubanud, ma ei taha sinna gruppi kirjutada, et ma ei teinud seda, ma jätsin selle tegemata või mis iganes, et ma ei taha seda teha, see häbi on nii suur, et ma teen selle ära, kui läheb nagu keeruliseks, selles mõttes nagu võtavad selle nagu tõsisemalt. Ja, huvitav, väga huvitav oleks sükest asja nagu, ma ei saa öelda katsetada enne, kogeda, teha see läbi on ju, see nagu, selles mõttes nagu vipassanaga, et mingi ei lähe otseselt katsetama sinna, või lähed ka ühelt poolt, aga samas nagu lähed nagu vipassana see Koenka ütleks, et see meditatsioonipraktika kohta, et anna sellele nagu fair trial. Et kui sa juba oled siin, siis anna sellele nagu adekvaatne, aus võimalus näidata, mida see praktika või see kogemus võib sulle pakkuda. Ja. No ja. Igatahes, kas te olete pannud sinna gruppi sükse asja ka vandena keegi, et millal see äpp valimida võiks või? Ei. Okay. Nii et vaatad lihtsalt jooksvalt ja... See on nagu selline side product, et põhiteema on meil see, et meil see asi toimiks ja me nagu iga päev nagu ise nagu teeks seda, millest me räägime. Et see, kuna see äpp valmis saab, et see ei ole otseselt oluline, see on lihtsalt, siis me saame nagu
päriselt millegagi nagu minna ka inimeste juurde ja öelda, et näe, et kui sa liitud meiega, et siis vähemalt sul on enda kasutaja nimi ja mingi värk, et sa ei ole nagu lihtsalt Telegrami nimi meie grupis, mis nagu võib väga anonüümne olla ja impersonaalne. Nii et seal saab olema näha ka täpselt nimelised, kes on kes ja? Võiks, me veel vaatame, et kas nagu peab nagu perekonnanimega panema. Asi töötab paremini, kui see on isiklikum. Absolutely. Ja lihtsam hoida nagu accountable ennast ja teisiga. Absoluutselt. No ja. Teisalt on see, et irooniline on see, et me nagu äppi teeme, sest meil nagu üks nagu suunitlus on see, et väga paljud asjad, mida me nagu lahendame, mida inimesed lahendavad seal enda vanete läbi, et need oleks nagu palju paremad, kui me nagu nuti asju väga ei näpiks, kui me ei võtaks seda nagu kraami enda sisse, kui me ei veedaks nagu aega seal. Aega nagu ekraanis põhimõtteliselt. Jah, aega ekraanis, et selles mõttes ka, et me oleme nagu, tahame selle asja selles mõttes hoida suhteliselt minimalistlikku. Et siin ongi nagu raske on seda balanssi leida, et kuidas nagu anda see asi nagu edasi ilma, et seal nagu mingit nagu ekstra jampsi oleks. Sest et inimesed nagu tänapäeval, kui nad nagu, et ala liituvad kellegiga, siis nad lihtsalt nagu võidu pakkumine, et kust ma nagu rohkem saan. Et kust ma rohkem saan enda aja või enda raha või enda tähelepanu eest, mis iganes. Et me tahaks anda täpselt nii palju, et näe, võta see ja ära telefoni nagu rohkem näpi, et või mingid muud asja, et keskendu enda elule, et võta vastutus enda elu ja enda tuleviku eest selles mõttes. See on meeletu tööriistana, mõtlen nagu telefon või smartphone, nutikas üldse, ma suht harva vahetan telefoni ja siis nüüd kuidagi oli see aeg järsku. Ja siis kui ma käisin niimoodi 2-3 päeva vältel läbi kõik need nagu settingu kohad, sest ma tahan nagu põhjalikult teada, mis teeb mida, pluss nii palju uusi feature'id on tekkinud, et hea on teada oma tööriista. Ja. Siis ma täitsa ikkagi üllatasin, et mida äkki võimekas tööriist, nagu need asjad on nii palju on soft'i arendatud ja nagu kõik toimib nii retsilt hästi ja nagu ma polnud ammu olnud nagu smartphone'ist nii lummatud, mitte et ma nagu alguses ikka vaatad rohkem võib-olla ja siis rahuned maha, harjud selle ära uue telefoniga, aga nagu ma ei tea, nagu simple things näiteks, nad on saanud kuidagi musta värv, tundub nagu mingi nutitelefoni mingi fanatt, aga nagu nad on saanud musta värvi, kui ekraan põleb, nii mustaks, et sa ei näe musta värvi. Vaatad esikust pimedas ekraani on ja naudid seda, et silmad ei väsi sellest musta kuvamisest. Ta on nii tumedaks tehtud kuidagi, et ainult see tekst näiteks, mis on mustal taustal, ainult see on näha. Aga anyway, tööriista mõttes nagu teed mingid notesid lahti ja kõik toimib, jõuad siia, sama kontal, kõik notes'id olemas, suhted telefonis, valju hääldiga kellegiga, copy-paste'id mingid numbrid, sealt vaatad infot kohe, sealt teed mingi video valmis, võtad jälle notes'idest mingisuguse suure asja copy-paste'id ja või saadad SMS-i, kas näiteks sulle on, et kuidas siia kohale jõuda on ja võtad klõks, copy-paste'id on ja see tekst, mis on tehtud on ja 3 näpuga paste, klõks saadad sulle on ja hästi kiiresti käib kõik on ja instruktsioonid just olemas on ja et ulmeline tööriist tegelikult. Me oleme nii harjunud sellega on ja see tuli nii kuidagi vaikselt sisse meie ellu. 2005-6 kandis, mul oli mingisugune äkki oli Sony Ericsson või? Nagu väike minitahvel, millel käis see klaviatuur käis nagu veel ära, et oli nagu suurem ekraanis, käis nagu klõpsti tagasi peale, ilgelt mitte ergonoomiline sükene käkats, isegi stylus oli see pencil väike süke pliiats, et juba hakkas nagu minema sinna kuidagi süksesse mingi smartphone'i kanti, aga see oli täielik joke nagu selle kõrval, mis seni on tehtud. iPhone vist on mingi 2007 või, nagu jumala hiljuti tegelikult. Nii palju on arendatud. See on meeletu jah, mida nagu üldse kogu see IT-valdkond suudab. See on lihtsalt tohutu. Ja inimesed tahtsid öelda midagi? Sõnatu. Ma olin sõnatu jah, et siin ongi meeletu nagu selline
upside potential ja sellega kaasneb ka nagu nii räme nagu downside potential, et kui hooked me oleme, et igaüks, et kes nagu praegu ei aima, et võib-olla võtke endale, ostke mingi 10-eurone numbritega telefon ja tehke nädal aega kas või ilma, võid ärge nagu arvutit ka näppige. Aga kuidas oleks saanud ilma GPS-ita kohale tulla siia? Ja just, siis hakkadki need asjad pihta, et siis ma täitsa mõtlesin ka suvel, ma tahan nagu nutikast loobuda. Šveitslased teevad sükest nuppudega telefoni nimega Punkt, mida ma isegi käes hoidnud, see Brantsil on süke, olin käes hoidnud, ma mõtlesin, vau, nagu kvaliteetse mingi 3 sotti või, mingi korralik süke toode, raske süke, mõnus kvaliteetne materjal, nuppudega telefon, väike ekraan, netti vist ei ole. Et umbes oleks süke telefon, päris tuus, ja kepsi vaja, ostad mingi TomTomi või Garmini autosse, et nagu on justkui lahendus, aga siis tuleb jälle reaalsus jõuab põhimõtteliselt kohale jällegi mingid notes'id ja mailid ja kepsid ja kõik on nagu ühes kohas, üks device teeb kõik ära, et see on nagu meeletu eelis on ju. Ja siis on see ohukoht, nagu ma olen näinud Eesti peal, sest ma olen üle 100 kooli Eestis külastanud seoses näiteks Eesti kontserti poolt tehtud koolikontserditega, mis olid siis nagu meie pere poolt tehtud rütmilised koolikontserdid. Käia koolides näha neid vaheaja kohti. 25 inimest on koridoris, inimest lapsed, et on ju, 25 last on koridoris ja mitte keegi ei suhtleda nendesega. Eranditult kõik on ekraanis. Siuksed pilte oli ikka vahest. Ja see on mõttes, ma tegin pilti sellest olukorras. Ma mõtlesin, et seda peab nagu nägema, et uskuda seda. Et ma ei kujuta, et ma ei osta võimalikult kaua viivitada sellega, et oma lapsel osta kunagi mingi nutikas. Ja siis seal on selline fine line ja siis alati nagu lood nagu sellise potentsiaalse nagu olukorra, mitte nagu kohe see, mis sa välja teid, aga et kus kohas sa nagu lähed sellega vastuolu, mida sa ise väiksena tundsid, kus sinu vastu oli ebaõiglane, kui sulle nagu mingit asja ei antud, kui teistel oli ja nagu ultimately nagu we don't know nagu, et kas nagu viga on meis, et tegelikult nagu elu liigubki nagu palju kiiremini ja teistmoodi edasi ja sa ei saa enda lapsi kasvatada nii nagu sind kasvatati ja et sina pead üle saama enda sellest filtrist või mustrist, et või siis ongi see, et sa pead võtma vastutuse enda lapse eest, vastasil juhul nagu he or she's gonna be ruined totally. Et attention span, kõik asjad on täiesti olematud ja ta võib-olla ongi nagu võimeline ainult nagu optimeerima mingis maailmas, mis on selles mõttes väga nagu kaootiline, võib-olla küll produktiivne, aga selle tulemusena, et mis nagu saab sisemaailmast. Sest praegu kõik see teema, et teeme kiiremaks, teeme efektiivsemaks, et kõik jookseb sisse, et täpselt samamoodi nagu sa ütlesid enne, et kõik nõudsid, värgid, asjad on olemas, sa saad samal ajal telefoniga rääkida, saad kellelegi meili saata, mis iganes sõidu pealt teed seal ka mingeid asju, eks ju. Et kuhu see siin nagu päeva lõpuks nagu jätab, et ja mingi aja me nagu drive'ime selle peale, et nii palju sai tehtud ja et ma näen nagu tulemust ja nii edasi, et kas siis raha või mingi muu nagu edu põhjal. Aga kui see nagu müra ära kaob ja ütleme, et sa lähedki mingi hetk maale 2 päevaks, saad aru, et see 2 päeva on nii kuradi pikk, sest et sa ei oska mitte midagi teha enam vaikuses. Siis see on see hetk, kus nagu jõuab kohal, et nagu asjad ei ole nii, nagu nad peaksid võib-olla olema ja mitte keegi teine ei kannata, mitte kedagi koti ka, et sina oled ainuke nagu inimene, kes selle põhjal nagu saab nagu rusutud olema ja see, kas sa aru saad sellest, see ka nagu ei ole up to you, sest et see on nagu sa ei ole nagu kohal, et seda nagu küsitleda. Et see on nagu see karm nagu värk. Et see on veits creepy. Ühelt poolt oli nagu sellise meeletu digitaalse tehnoloogia
plusspoole pealt ja nüüd kui ma vaatan nagu, et miks ta olla tänulik sellele, no isegi kui me alustasime praegu podcast, mis siis korraks reaalselt juhtus siuke 10 sekundi vältel. Nagu ma enne ütlesin, mul mingi veebileht oli maas, on ju. Et kui me hakkasime pihta, on ju, siis korraks läks ekraan põnema, mul oli meil lahti või midagi, ühesõnaga ekraan oli peal ja mis juhtus oli see, et samal ajal, kui sa alustasid oma paragraafi, põhimõtteliselt rääkimist, on ju, Hollandist tuli mulle meil, kes päris minult verifikatsiooni, et saada sisse logida sinna mingisse serverisse, et hakata seda probleemi lahendama, ja siis ma kopisin selle, võtsin lihtsalt send, et lihtsalt 10 sekundiga juhtus siuke nagu rahvusvaheline mingi liigutus on ja tõenäoliselt võib-olla, kui me nüüd lõpetame podcasti on ja siis on leht juba üleval. Nagu see on see kiirus, millega tegelikult mingi keset lauset saadeti nagu mingi access ja ma panin talle nagu paroolid on ja siis tal vajas ühte koodi veel, nii et ühelt poolt väga võimekas nagu potentsiaal on, mis seal on toimumas. Ja siis samal ajal mulle meenub, kuidas me suvel avastasime vist meil oli mingi Netflixi vist trial naisega, avastasime sükse doki nimega Minimalists või Minimalism, something like that. Minimalismist ühesõnaga. Ja meeletult kõnetas meid mõlemat, ma sain aru, et ma ei teadki, ma olen minimalist või midagi sükest, et isegi kui sa tuled siia, on ju, siin ei ole asju laiali, on ju, nagu siin ei ole üleliikseid asju, on ju, ma nii kaifin seda, et see teatud nagu vaikusega seotud on ju, et nagu kui sul sees kaifid seda vaikust ja tead, kui magus see on ja kui loomulik see stillness on, siis ma ei tea, paratamatult tahad nagu enda ümber ka seda, et muidu kõik tõmbaks tähelepanu asju, kogu aeg nagu kõik see on mingi tõmbab tähelepanu ja see on kogu aeg nagu mingi info igal pool. Et nagu korda luua ja korda hoida on nagu sitaks oluline minu eest. I guess see äpp samamoodi saab seda nagu, mida te arendate saab teha on ju, et hästi selgelt on välja toodud, mis on nagu eesmärgid, mis ootab tegemist, mis lubadused on nagu täitmiseks või nii. Ja siis jääda nende juurde on ju ja see on super, kui üks osa sellest on see, et ekraani oleks vähem, on ju, sest et see on ilmselge, et nagu meie ajastu suur süke pahupool, millega me sitalt diilime, üldiselt inimesed, kui sa vaatad ringi, suht sitalt saavad hakkama sellega, et mitte olla kas või nii, nagu me praegu, on ju, et nagu mingi silmast silma podcast, on ju. Selle asemel ma oleks võinud umbes chattida sinuga ja küsida, kuidas läheb ja mingi, räägi sellest veel lähemalt, on ju, aga kui sa nagu kohtud ja näed, teine kvaliteet. Või siis läbi veebi teha. Läbi veebi tehakse ka, aga ma ei tea isegi, mis puudutab nagu podcast'e, mida ma vahest tahaks vaadata, siis nagu need veebivariandid vahest tehakse lihtsalt distantsilt, sest et muud võimalus siis väga nagu ei koti. See peab olema mingi väga põnev isik, kes on niimoodi, et nagu ma ei tea, ma tahan nagu ikkagi ära vaadata selle. Üldiselt isegi nagu ikkagi need podcast'id on peamiselt nagu, seal on natuke teine tera nagu midagi teha. Ajaläägi ei ole, on ju, tihti inimesed räägivad teineteisel nagu sisse või tekib väike paus. See interaction ei ole päris nii klaar, nagu ta on ruumis olles, rääkimata sellest, mida see vahetusele interaction inimestele endale annab. On ju. Ja see jääb filmile ka, see jääb nagu, see kvaliteed, see sügavus jääb nagu näha ja kuulda minu meelest. Nii et jah, kui sa nagu ütlesid seda, või rääksid kaasa selle koha pealt, et kui mingi lapsed saavad esimese nutika näiteks endale, on ju, et kuidas seda nagu balanssi leida, et jah, ta kasutab seda kui tööriista ja niipea, kui seda vaja ei ole, siis on, ma ei tea, Legoga mängimine või sõbraga mängimine või suhtlemine, on ju. Et see saab olema muidugi väga huvitav. Ja, sest et kõigil on ju, kõik mängid koolis mingid mänge ja ma kujuta ette nagu, mis saab sellest, et mingid vägivaldsed telekamängud on, kuidas öeldakse, telekamäng, arvutimäng, mängud anyways on ju, et see on päris müstiline. Need on nagu kindlasti cancel. Nagu selle, kuidas ette nagu keegi harjub sellega, et mingid laseb päev läbi mingid nagu HS-e, ma isegi tea, mis on headshot'e, laseb mingi päev läbi sniperi kellegi on ju, et mis ta paneb selle mängu kinni 2 tunni pärast, kuidas ta nagu tunneb ennast või kuidas on ta muutnud tema reaalsust. Ulme. Lähevad ainult paremaks on ja need graafikad ja nii. Ja. Kui korra tagasi tulla, et sa
tahtsin natuke võib-olla rääkida sellest ka, et no üleüldse nagu seadmete siis nagu ütleme optimaalsest vajaduspõhisest kasutamisest, et seal nagu see probleem ongi tihti see, et okei, et ma tulen siia, ma kasutan seda Google Maps'i ja siis ma näen, et mul on kuskil mingi nott ja seal teine nott ja nii edasi, et siis me oleme nagu hooked. Et ja teine on see, et see on nagu üks pool, üks nagu downside, teine downside on see, et me oleme nagu harjunud, et vähemalt nagu linnainimesed on harjunud, et niipea kui on vaba hetk, ma peaksin ennast täiendama. Et ma pean kuulama mingit podcasti või mingit asja, mingit videot, mingi info peab tulema, vastasel juhul ma ei ole piisav. Ja selles ma nagu näen ka nagu mingit nagu vääriti mõistmist. Et selle asemel, et nagu võtta vähem infot ja see lasta endale nagu päriselt sisse ja integreerida see nagu mõelda selle üle. Me oleme loonud selle keskkonna, et täpselt samamoodi, et sulle võib see tuba nagu minimalistlik olla, aga kui sa kõik enda attentioni paned nagu selle nagu device'i sisse ja seal ei ole sul minimalismist juttugi, eks ju, siis nagu you're fooling yourself. Et aga jah, et üks on see, et kas ma reageerin nende notide peale, kas ma üldse panen nad, kas ma nagu lähen sellega kaasa või ma lihtsalt kustutan ära kõik need äpid. Ja teine on siis see nagu enesearengu disguise'i all nagu esinev siuke janu, mis tuleneb siis not being enough hirmust, eks ju. Ja see on reits nagu. See on see, kus järgmine grupp inimesi on nagu kinni. Et rohkem, mul ei ole piisavalt raha, nagu järelikult ma ei ole nagu smart enough ja ma pean. Ja nüüd ongi, et see hirm saab tekkida sellepärast, et meil ei ole see asi nagu läbi kuidagi mõtestatud. Et okei, et nagu what does it take, et A-st B-ni jõuda. Ja meil ei ole nagu ükski vaheetapp ei ole nagu määratletud ja see ongi see, et nii kui mul on auk, nii ma tõmban sinna mingi mingi video sisse, nii pea kui mul on auk, nii ma tõmban mingi elustiili video sisse, et ja siis ongi, et sul ei ole nagu aega lõpuks nagu seda läbi mõelda ja nagu planeerida. Ja nüüd ongi, et kui sa mõtled nagu long term ja sa saad aru, kuhu sa tahad jõuda ja kui sa määratled endale ära näiteks läbi vannete, et mida sa iga päev teed, siis sa ei pea selle pärast nagu muretsema, et sa ei liigu selle goal'i suunas, sest see on sul läbi mõeldud, sa jõuad sinna ühte või teist viisi pidi ja sa ei pea nagu iga selle vaikuse hetke peal hakkama rabelema, et I have to be more, I have to mingi learn ja whatever, eks ju. Sa tunned, et sellest vandest nagu piisab? Sellest peaks piisama, ta peaks olema nii suur, et sellest piisab, et ta võtab maha täpselt selle sama nagu kompulsiivse vajaduse või siis hirmu, et ta võtaks selle maha ja teiseks, et ta sind ka päriselt viiks edasi, mitte et sa lihtsalt ei patsutaks endale õla peale, et mul nagu tänane on nagu tehtud. Et nagu oluline on võib-olla see, mille me jätame tegemata, et mitte see, mida me teeme, et see nagu üks lisaartikkel või üks lisapodcast tõenäoliselt on vähem väärtuslik kui see aeg nagu mitte midagi teha ja mitte siis nagu vedeleda, vaid nagu lihtsalt võib-olla nagu reflektida enda sees seda, mis on juba toimunud, läbi seedida. Ja, see paneb meenutama sellisest nagu nähtusest nagu sisse-välja hingamine mõnes mõttes, et kui elus justkui on kõik süke üles-alla liikuv või sisse-välja liikuvine nagu hingamine näiteks või nagu seasonid, aastaajad, kui sa vaatad gloobust on ju nagu või nagu siis kosmosest maakera, kuidas talv tuleb on ju ja need jääkilbid nagu lähevad põhja-lõunapoolusel kattuvad lumega. Et see on justkui siis nagu sisse hingamine on ju ja siis see soe on ju, hingad välja, siis tuleb soe nagu õhk on ju, et samamoodi, et see, mis sa just räägid, mulle kuidagi assotsieerub sellega, et kui me ei hinda neid pause, neid auke, mida me nagu ei täida, kui me ei hinda seda, et me ühesõnaga, kui meil on need augud ja me täidame neid kogu aeg, siis me ei hinga välja
kogu aeg hingame sisse, kogu aeg uut peale, kogu aeg uus, aga seda välja hingest, nagu seda ei toimu. Ja seda on nii huvitav olnud aastate jooksul nagu vahest pisteliselt eri kohtades nagu näha. Näiteks kui ma õpetan trummi, siis selgub, et kui sa hakkad lööma, kui sa hakkad džembet lööma, siis ühelt poolt näib, et sa nagu ütleme, tõstad käe ja lähed trummi lööma, et lähed pingutama. Tegelikult on teistpidi. Pingutus toimub, et käsi tõsta ülesse ja siis sa lased tal kukkuda. Sa nii-öelda kontrollid seda kukkumist. Ja kui sa teed seda käsi üleval, seda lõdvaks laskmist piisava lõtvusega, et ta kukubki lõdvalt alla, siis peale lööki on näha, kuidas su lihas on lõtv ja siis on näha, kuidas ta läheb pingesse, et tõsta uuesti kätt, on ju. Et seda, kui sa oleks kogu aeg pinges valmis lööma, tõstad kätt, pingutad, lööd, pingutad, on ju. Kui see oleks see baas, siis see oleks nagu kogu aeg pinges olek, on ju. Aga seal tegelikult toimub kogu aeg lõtvestumine seal vahepeal. Ja ma olen kindel, et sõber Aivar Haller, kes on kunagine tõkkejooksja, kes on siin järgmine ajal podcastis, ütleks sama tõenäoliselt kas või jooksu kohta, on ju, sest et ta kunagi mainid, et kui ta nagu õppis selle ära seoses tõkkejooks, ta on siuke, mis ta ütleb, et meil nagu rekordeid joosta. No ta on siuke kõva 100 meetri tõkkejooksja. Ja et maksimaalsele pingutuse eeldus on maksimaalne lõdvestus, on ju. Et kui seda ei ole, on ju, siis sealt seda maksimaalset pingutust ei tule ka. Nii et see süke liikumine nagu näib olevat hästi universaalne nagu muster, on ju, selles eksistentsis. Ja. Kui siit siin tekkis nagu see seos ka sellega, kust me alustasime üldse, kogu see tai värk ja äramineku värk ja nii edasi. Et ma mingi hetk saingi aru, et see talveks äraminek, et see on suuresti nagu, ongi nagu saanud sellest alguse, et Eestis talv tuleb ja kõik nagu vaibub maha ja elutempod nagu vähenevad. Ja mina olin see, kes ei tahtnud nagu seisma jääda, ma tahtsin edasi joosta. Ehk siis, või siis edasi sisse hingata ilma välja hingamiseta. Tegelikult on see, et loomuliku rütmiga me peaksime nagu hibernate'ima. Me peaksime palju nagu lõdvestuma, me peaksime puhkama, me peaksime asjade üle nagu palju rohkem mõtlema. See on nagu Põhjamaa inimesest teinud alati sellise nagu võib-olla nagu intellektuaalsema, sügavama. Ja. Et, ja nüüd on see, et nagu meie see ajastu, kus see nagu külm väga palju ei loe, sest et ma tulen soojast kodust, lähen sooja autosse, sealt sooja kontorisse, vahepeal käin trennis. Ühesõnaga, tegelikult nagu väga mitte midagi ei muutu. See on ainult võimaldanud seda, et me saame nagu 9 kuu asemel 12 kuud rattas joosta. Ehk siis seda puhkust ei tule. Nüüd on küsimus selles, et kas see nagu on jätkusuutlik või mitte. Et tegelikult mina arvan, et me peame mingit kleppima, et nüüd tuleb nagu vaiksemalt võtta. Ja see oli siis üks põhjus, miks ma nagu ei tahtnud enam taisse minna talvedeks, sest ma nägin seda patternit, seda, et nagu seda tüüpi, kes lihtsalt jookseb, higistab ja vaatab, et selle taga on nagu istumine ja isegi nagu vaikus ja tühjus ja ma ju ei õpi ja ma ju ei arene ja nii edasi ja siis lihtsalt nagu lähed edasi. Aga nagu see on illusioon. Jaa. Väga-väga huvitav asi on see orange tähelepanekuid teha. Kuule, aga super. Võtame praegu otsad kokku. Mul täiega meel, et sa tulid. Kuidas sul on tunne? Väga hea on. Nice. See mikrofoni rääkimine, enda hääle kuulamine, nagu nii pikalt see on ikka. See on siuke väike nagu trip. Et ma ei tea, kuna ma nagu viimati kuulasin, mida ma ise nagu räägin, et tavaliselt me kuulame, mida teised räägivad ja ise lihtsalt jaurame. Et aga nüüd sa ei saa nagu, et nagu mina ütlen seda, et nagu, et therefore I must do so also. Et nii lihtne nagu lihtsalt rääkida nagu epiloogi pidada, eks, et kuidas nagu peaks ja nii edasi. Me ei kuula ta enamasti. Ja üldse selline koht, kus ennast väljendada on võimalik minu meelest nagu seal on ka mingi väga kihvt maagiline nüanss sellepärast, et vahest me ei väljenda üldse, eriti võib-olla eestlastena, eriti võib-olla meestena, väga palju verbaalselt nagu endast välja ei lase või võib-olla oleks rohkem lasta, kui me
aega selleks võib-olla võtame. Ja siis kui on need momendid, siis hiljem, minu meelest nagu tund-kaks hiljem nagu näed, et miski on endas selgust saanud, sellepärast et ise oled ka eneseväljendusega midagi nagu teatavaks teid endale. Seni on seal olnud nagu võib-olla mõttetasandil või siin seal liikunud enda sees, aga ütled midagi välja, arutad midagi üle, siis see lihtsalt loob selgust minu meelest. Ma lihtsalt kogenud niimoodi mitmel korral. Ja. Lisan siia lõppu ka, et ma enne mul ei tulnud nagu pähe seda öelda, et minu jaoks see nagu nii nagu kuidagi selge, aga meie äpp on mõeldud ainult meestele, et paraku nagu naised ei ole nagu sinna selles mõttes lubatud ja see ongi sellepärast, et see on teaduslikult ära selgitatud välja, et mehed käituvad täiesti teistmoodi kui mõni naisterahvas, kui kas või üks naisterahvas on juba ruumis või kuskil lähedal. Ja siis ongi täpselt see, et me jookseme kinni, me hakkame näitlema, me hakkame seal oma mängu kõiki asju tegema nagu peale selle, et olla nagu meie ise. Ja meestel nagu ei ole nagu sellist nagu ruumi väga palju nagu antud ja lubatud üldse nagu nii olla. Et ja as you said, me nii vähe tegelikult üldse nagu avame ennast ja enda nagu probleeme ja nagu takistusi üldse nagu me saaks tunnistada, et fuck, ma ei saa sellega hakkama, et nagu ma olen liiga nõrk selle jaoks või mis iganes. Et see on nagu tohutu selline misconception, et me peaks nagu selle niimoodi endasse hoidma, et see nagu hävitab meid seest ära ja kui me tahame sellest rattast välja saada, et siis me peame saama aru, et tegelikult need samad probleemid on suht kõigil olemas. Me ei ole nagu nii unikaalsed ja me ei ole nagu neetud või nõiutud selle koha pealt, ainult meil on ja seda saab ainult siis, kui me suhtleme üksteisega. Ja see on täitsa aru saada, miks sellist äppi, sellist platvormi hoida nagu ainult meestele. Ma asud kindel, et kui siuke asi on igas mõttes edukas, siis on ainult aja küsimus, kui naised teevad oma platvormi. Ja. Meil ongi nagu see, me ütlen küsitud, et miks te ei tee nagu naistele ka, no ka las naised teevad ise endale, et mida ma naistest tean, ma ei tea mitte nagu minna kuidagi midagi tegema, õpetama, näitama, täiesti nagu ma nagu hardl tean endast midagi või teistest meestest, et nagu väga kihvt. Alright, thanks sulle, Peeter. Ja viimane asi, ütle, kuidas sa välismaal ütled oma perekonna nime? Mind on alati huvitanud. Või mis sa leiutad seal välismaal välja? Mis sa lähed mingit muud rada, ütled midagi lihtsamat või? Ma vist ütlen nagu põllupüü ja ma vist, vaata, kui ma nüüd nagu mõtlen nagu lähemalt, siis ma võib-olla nagu veits vaatan see hetk ise kõrvale, sest ma ei taha seda reaktsiooni nagu näha, et nagu ma tean, mis see reaktsioon enam-vähem on. Et siis ma nagu korraks nagu alateadlikult viin enda tähelepanu mujale ja siis 2 sekundit hiljem, kui see esmane reaktsioon on läinud, siis ma vaatan, et ta ei saanud aru, et ma siis proovin nüüd take 2 ja take 3. Sest et sa tead, et sellest tuleb mingi 10 minutit juttu nagu, et selgitada mis ja kus ja kuidas. On tulnud, jah. Aga kui ise nagu näed, ise nagu teed nagu karmima näo pähe, siis küsitakse palju vähem küsimusi. Et täiesti töötab viimasel ajal päris hästi, et nagu Nice. Väga hea. Väga hea. Alright, thanks sulle ja thanks kõigile, kes kuulasid, vaatasid ja järgmise korrani. Nägemist.